Tere õhtust kõigile minu poolt ja tere tulemast tänasele Likeoneti esitusele. Minu nimi on Arvo Sarapuu ja minul on siis hea meel järgneva tunni, kuskil tund 20 jooksul teile tutvustada, mida kujutab endast Likeonet ja kogu see ärivõimalus. Esitus on meil üles ehitatud nüüd selliselt, et see koosneb 2 osast. Esimeses osas ma räägin siis ettevõttest endast ja tutvustan siis, milline näeb välja meie siis tavakontseptsioon, kes on need osapooled, kuidas need osapooled kõik võidavad siin. Ja esituse teises osas läheb nüüd asi, ma ütleks, et päris huvitavaks. Miks? Sest meie ettevõte alustas circa kuskil 2 aastat tagasi koostööd maailmas väga suurte spordiklubide ja suurettevõtetega. Ja ma tutvustan täna siis seda võimalust, kuidas meil kõigil on võimalik siis järgnevate aastate jooksul endale üles ehitada 100% passiivne sissetulek. Ehk mis on minu soovitus, kui sa täna oled seda esitust tulnud siia kuulama, siis kindlasti kuula, vaata see esitus lõpuni ära. See on minu soovitus, sest kõige põnevam osa on meil just lõpus. Peale seda esitlust on loomulikult kõigil võimalik esitada küsimusi antud teema kohta, kas sul jäi midagi ebaselgeks või sa tahad veel midagi juurde küsida. Siis enda küsimused saavad kõik esitada siia paremal pool olevasse chati. Lihtsalt kirjutad enda küsimuse, mina näen seda küsimust ja vastan siis kohe sinu küsimusele. Vot selliselt näeb välja siis täna meie plaan. Aga alustame siis esitluse ehk info jagamisega. Ja ma alati alustan seda esitlust. Vahet ei ole, kas ma teen online'is, kohtun näost näkku inimestega või ruumis ühe küsimusega. Ja ma esitan selle küsimuse täna ka teile. Ja see küsimus näeb välja siis selline. Mis te arvate, mis on maailmas kõige suurim äri, kus liigub kõige rohkem raha? Maailma kõige suurem äri, kus liigub kõige rohkem raha. Loomulikult täna te ei saa vastata sellel küsimusel, aga ma toon lihtsalt näited, mida enamus inimesi on vastanud. Inimesed vastavad, maailma suurim äri on kütuseäri, maailma suurim äri on kullaäri, maailma suurim äri on ravimiäri, maailma suurim äri on toitlustusäri, reklaamiäri, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk mida siis inimesed pakuvad, mis neil siis kohe pähe tuleb. Ja loomulikult kõik need vastused on 100% õiged. Need on kõik väga suured ärid. Aga kui me mõtleme nüüd selle peale, et kui me võtame kõik need sektorid, mida ma nimetasin ja paneme kõik need kokku, siis me räägime tegelikult millest? Me räägime sellest, et maailma kõige suurem äri on igapäevane tarbimine. Igapäevane tarbimine, sest inimesed peavad iga päev midagi tarbima. Inimesed peavad ostma süüa, inimesed peavad kandma riideid, inimesed peavad tankima kütust enda autole ja loomulikult inimesed peavad maksma erinevaid arveid. See ei ole valikuline. Me peame seda tegema igapäevaselt. Ja täna me räägime, et see on 24/7. Inimesed tarbivad ülemaailmselt. Maailma kõige suurem äri. Nüüd, kui me vaatame seda äri veel teise nurga alt, siis me saame öelda, et tegemist on maailmaga ühe kõige kindlama äriga. Ja mida see tähendab? Väga lihtne, kohe seletan. Kui me mõtleme nüüd selle peale, et kui kaua võiks igapäevane tarbimine eksisteerida? Mis te arvate? Vastus on väga lihtne. Täpselt nii kaua, kuni eksisteerib siin maa muna peal inimkond. Nii kaua, kui inimesed siin elavad, nii kaua eksisteerib ka tarbimine. Ehk täna ma tutvustan teile siis mida? Maailma kõige suurimat, maailma kõige kindlamat äri tarbimist. Ja ma võtaksin tegelikult selle äri võimaluse siin slaidis kokku ühe lausega. Võimalus, mida meile täna pakutakse. Võimalus, mida mina pakun täna teile. Ja ma esitan siia küsimuse, sina ole lihtsalt enda peas. Kui sa seda küsimust näed, lihtsalt mõtle, kas ei või jaa. Väga lihtne. Ja see küsimus näeb välja selliselt. Kas sa tahaksid teenida raha iga kord, kui keegi kuskil midagi ülemaailmselt ostab? Keegi ostab süüa, keegi tankis kütust, keegi käis reisimas, keegi ostis mõne elektroonikaseadme, keegi maksis ära enda elektriarve, keegi tellis midagi internetipoest. Sest see ongi meie äri. Meil on antud võimalus teenida raha iga kord, kui inimesed midagi igapäevaselt ostavad. Nii lihtne see ongi.
Ja sina pead enda peas nüüd välja mõtlema, kas ei või jah. Loomulikult siin taga on ka natukene suurem süsteem ja täna ma hakkan siis seletama, kuidas see äri on kõik üles ehitatud, et kuidas meil on antud siis võimalus teenida, kui inimesed igapäevaselt enda oste teevad. Aga kõigepealt siis sellest, kes selle võimaluse meil annab, on siis Austria ettevõtte nimega Lioness, kes alustas oma tegevust aastal 2003, tänaseks enam kui 14 aastat turul opereerinud ja me võime julgelt öelda, et tegemist on maailma number 1 lojaalsusprogrammiga. Miks on see programm number 1? Põhjus on väga lihtne, kuna selle programmi taga töötab igapäevaselt enam kui 1200 töötajat. Igapäevaselt enam kui 1000 töötajad mõtlevad lihtsalt sellele, kuidas seda lojaalsusprogrammi edasi arendada. Tänaseks opereerib see lojaalsusprogramm 47 riigis. Kõikides Euroopa riikides, lisaks Ameerika, Mehhiko, Brasiilia, Austraalia, Tai, viimane riik, mis avati, oli väga suur riik, India. Aga selle aasta lõpus on meie ettevõtte plaanis veel avada 2 riiki, Malaisia ja Jaapan. Antud lojaalsusprogrammi kasutab ülemaailmselt täna enam kui 80 000 ettevõtet, kes on siis selle lojaalsusprogrammiga liitunud. Ja tänaseks on meil enam kui 7 miljonit klienti, kes siis naudivad neid hüvesid meie partnerettevõtetes. Kõikides 47 riigis on loomulikult olemas ka ametlikud kontorid ja meie Eesti kontor asub siis Tallinnas Laeva tänav 2. Ja kontori eesmärk on mis? Toetada nii meie kliente, meie tarbijaid kui ka meie partnerettevõtteid, kes siis igapäevaselt saavad sealt tuge. Ja ettevõtte eesmärk on see, et aastal 2030 me saavutame enda eesmärgi ehk me jõuame punkti, kus meil saab olema 1 miljard aktiivset klienti, kes siis igapäevaselt seda kaarti kasutavad. Ja avatud saab olema 100 riiki ehk pooled riigid on täna veel avamata. Mis on meie toode? Toode on meil tegelikult väga lihtne. Täna Eestis kui ka teistes riikides tegelikult tarbijatel on tekkinud üks väga suur probleem. Ja mis see probleem on? Probleem on väga lihtne. Liiga palju erinevaid kliendikaarte, sest ettevõtted täna toodavad meeletus koguses kogu aeg neid kliendikaarte juurde. Üks ettevõte teeb enda kliendikaardi, teine ettevõte teeb enda kliendikaardi, kolmas ettevõte. Ja täna on tegelikult kätte jõudnud selline punkt, kus tarbijad ei taha neid kaarte enam vastu võtta. Sest neid kaarte ei ole mitte kuskile panna. Võib-olla sa ise ka sellises olukorras on, kui sa mõtled, lähed kuskile kingapoodi, kas teil on meie kliendikaart. Ja sa lihtsalt ei taha seda vastu võtta, sellepärast sa tead, et sul igal pool need kaardid on ja üldjuhul sa ei lähe mitte ühtegi ettevõttes sellepärast, et sul see kaart on. Ja täna enam kui 90% inimesi on mõelnud millele. Et kui oleks olemas selline kaart, mis toimiks enamus kohtades ülemaailmselt, siis loomulikult ma võtaksin selle kaarti ja ma kasutaksin seda kaarti. Tegelikult meie ettevõttel on see toode olemas ja selle toote nimi on siis cashback kaart ehk raha tagasi kaart. Eesti keeles öelduna. See kaart on kõigil täiesti tasuta. See kaart ei kohusta mitte kedagi, mitte millekski. Aga kui sa seda kaarti kasutad meie partnerettevõtetes, siis mis on need hüved? Mis on kaardi hüved, mis tulevad siis sellele kliendile? Esiteks, liige saab siis cashbacki ehk raha tagasi enda isiklikule pangakontole. Ja siin me räägime reaalsest rahast, mis kantakse igal teisipäeval tavaliikme pangakontole. See ei vaja rohkem selgitamist, väga lihtne, reaalne raha. Kuid mis veel? Mis hüved veel selle kaardiga kaasnevad? Liige korjab ka siis automaatselt shopping pointe iga ostuga ehk siis ostupunkte. Ja liikmel on võimalik neid ostupunkte kulutada siis erinevate pakkumiste peale, mida meie partnerettevõtted siis välja panevad. Ja läbi nende shopping pointide loomulikult meie kliendid saavad siis meeletud häid allahindlused. 30, 40, 50, 60, isegi 100%. Ja loomulikult see on meeletult atraktiivne klientide jaoks. Ja kohe ma selgitan lähemalt. Ettevõtetel on antud võimalus ise siis koostada või luua neid pakkumisi ehk shopping pointiile, et siis klienti meelitada enda ettevõttesse. Ja vaatame siis paari shopping pointiili, mida siis meie ettevõtted Eestis on välja pannud. Siin näiteks üks meie partnerettevõtte Tallinnas, Pale restoran, kellel oli siis mingi aeg üleval selline pakkumine. Tavapäraselt hõrdpäevapraad maksab 6 eurot.
Kui sa oled meie klient, sul on see kaart olemas ja sa oled seda kaardi kuskil kasutanud, ehk su tarbimise pealt on kogunenud sinu süsteemi vähemalt üks shopping point, siis sinu jaoks on see praad ainult 1 euro. Kas 6 eurot või 1 euro. Loomulikult iga inimene saab ise valida. Kui tal on see kaart olemas, ta saab lihtsalt 83% selle toote soodsamalt. Ja see on see koht, mis tegelikult meelitab väga paljusid kliente. Ja loomulikult ettevõtted saavad endale lisakliente juurde, näidata enda toodet ja teenust. Või näiteks teine shopping point deal siit teisest otsast. Meie partner ettevõte, kes pakub siis elektriteenust ehk Alexela gruppi kuuluv ettevõte elekter.ee. Ja milline oli siis nende pakkumine? Loovuta või anna ära 2 shopping pointi ja saad siis 1 kuuks tasuta elektri. Ja loomulikult jälle ettevõte saab endale kliendi meelitada ja see klient jääb siis oma elektriarvet tasuma selles elektrivõrgus, mille pealt ta iga kuu saab endale siis shopping point ja korjab cashbacki. Selline võimalus. Ja loomulikult täna me räägime millest? Suurima ristkasutusvõimalusega kaardist nii Eestis kui ka ülemaailmselt. Ehk see kaart hakkab toimima siis absoluutselt kõikides sektorites. Eestis alustasime aastal 2013 mai, avasime kontori, tänaseks on olukord selline, et meil on enam kui 500 partnerettevõtted ja enam kui 180 000 cashback kaart liiget, ehk kellel see kaart on olemas. Aga meie eesmärk Eestis 2-3 aasta pärast me jõuame punkti, kus meil saab olema 5000 partnerettevõtet ja rohkem kui 500,000 cashback kaart liiget. Siin olen toonud välja siis mõned ettevõtted, kes Eestis on liitunud meie lojaalsusprogrammiga. Siin, kui sa vaatad neid logosid, olen kindel, et tuleb mõni tuttav logoga ette, sest Eesti on lihtsalt niivõrd väikene. Me teame, me tunneme neid ettevõtteid. Ja loomulikult on siin ka väga tuntud nimed, kus on võimalik seda kaarti siis kasutada. Nüüd lisaks sellele, et sul on võimalik näiteks Eestis kasutada seda kaarti enam kui 500 ettevõttes, siis ja maailmapildis enam kui 80 000 ettevõttes, siis täpselt samamoodi see kaart toimib ka online poodides. Ja siin me räägime siis millest? Väga tuntud tegijatest. Ehk Lioness on üks suurimaid online platvorme, kes on siis tegelikult kokku kogunud enam kui 11 000 online poodi, kus siis täpselt samamoodi on võimalik meie klientidele saada siis cashbacki ja korjata siis shopping pointe. Ja kui me vaatame siin mõningaid ettevõtteid, siis tegelikult me räägime väga tuntud ettevõtetest, näiteks eBay, Booking.com, AliExpress, Hotels.com, nii edasi. Väga tuntud nimed. Miks nüüd ettevõtted liituvad meie lojaalsusprogrammiga? Mis on siis ettevõtete hüved? Käime need ka siis kiiresti läbi ja vaatame, miks siis täna ettevõtted igapäevaselt meil juurde tuleb. Punkt number 1 on väga lihtne. Ettevõte saab endale enda isikliku lojaalsusprogrammi koos enda logo kaardidega, mida ta ise siis kujundab. Ehk ettevõte ei pea enam mitte midagi nullist üles ehitama, kogu see lojaalsusprogramm on valmis. See maailmas number 1, lihtsalt ettevõte võtab selle toote ja lihtsalt kasutab seda. Ühendatakse ära ülemaailmselt enam kui 80 000 ettevõtte võrgustikuga ja lisaks ühendatakse ära ka enam kui 7 miljoni kliendiga. Ettevõtte juht ei pea mõtlema selle peale, et kas 1-2 aasta pärast oleks vaja seda lojaalsusprogrammi uuendada. Ei, ta ei pea mõtlema sellele, sest nagu ma ütlesin, enam kui 1000 töötajat töötab iga päev selle programmi taga, et see oleks number 1. Sina lihtsalt võtad, kasutad. Väga lihtne, väga mugav. Ettevõte ei pea enam ise hakkama midagi nullist üles ehitama ega enda kliendi baasi üles ehitama. Väga lihtne, väga mugav. Teiseks, tasuta turundus meie partnerettevõtetele. Mida see tähendab nüüd? See tähendab seda, et Lioness ongi tegelikult turundusettevõte ja kõik ettevõtted, kes on liitunud, neile tuleb siis tasuta kaasa turundus. Loomulikult see turundus on seotud nüüd sellega, kui palju me seda kaarti näiteks Eestis kasutame, kui suur on see käive. Aga kuna Eestis on meil päris arvestatav hulk kaardi kasutajaid ja loomulikult on olemas ka käive, siis kuskil pool aastat või aasta tagasi tegi Lioness tegelikult Eestis väga suure turunduskampaania, kus ta siis turundas meie partnerettevõtteid nii televisioonis,
raadios, online'is kui ka ajalehtedes. Ja loomulikult see on kõikidele partnerettevõtetele täiesti tasuta. Kolmandaks, ettevõtetel on võimalik läbi meie lojaalsusprogrammi saada endale juurde uusi kliente ja muuta siis olemasolevad kliendid lojaalseteks. Kõigepealt siis sellest, kuidas on võimalik juurde saada uusi kliente. Tooksin välja võib-olla ühe sellise võimaluse, mis minu silmis on tegelikult kõige paremini toimib, kuidas siis uus klient leiab selle ettevõtte. Meil on olemas selline mobiili aplikatsioon, mille nimi on siis Cashback App, mille saavad alla laadida absoluutselt kõik meie tavakliendid ja see on täiesti tasuta. Sa lähed selle alla, logid sinna enda koodidega sisse ja see aplikatsioon näitab sulle kõiki partnerettevõtteid, mis asuvad siis sinu läheduses. Näiteks, kui sa lähed Tallinnasse ja teed selle äpi lahti, ta näitab sulle enam 300 partnerettevõtet. Sa saad ise seal otsida vastava sektori järgi ja leiad endale sobiv ettevõtte ühe nupu vajutusega, lülitab sisse Google GPRS-i ja sind juhatatakse täpselt selle ettevõtte ukse juurde. Väga lihtne, väga mugav, sa ei pea mitte kellegi eest küsima, kus on need partnerettevõtted, kus ma saan süüa või kus ma saan näiteks sellist teenust kasutada. Kõik on sul seal aplikatsiooni sees olemas. Ja kuidas on võimalik siis kliendid muuta lojaalseks? Siin tulevad nüüd mängu shopping pointid. Ehk need kliendid, kes on aru saanud, mida tähendab shopping point, just kui sa hakkad seda kulutama shopping point diili peal, ehk kui suure allahindluse sa saad, siis tegelikult need kliendid, kellel on see kaart olemas, nemad täna juba teadlikult valivad neid ettevõtteid, kus nad enda oste teevad. Miks? Sellepärast, et korjata oma igapäeva tarbimise pealt ka siis shopping pointe, läbi mille on võimalik saada väga-väga häid allahindluseid. Sest meie klientidel on ju valik igapäevaselt. Kas ma ostan süüa või ostan süüa, saan cashbacki, korjan shopping pointe. Tangin kütust või tangin kütust, saan cashbacki, korjan shopping pointe. Loomulikult, kes on aru saanud selle kaardi hüvedest, see juba teadlikult otsib neid ettevõtteid. Ja loomulikult need ettevõtted saavad endale siis lojaalsed kliendid. Ja viimaseks, võib-olla mis on üks väga huvitav lisa selle lojaalsusprogrammi poolt, mida ükski teine lojaalsusprogramm siiamaani ei ole võimaldanud. Kui me räägime tavapärasest kliendikaardisüsteemist, siis tavapärane kliendikaardisüsteem toimub selliselt, sa registreerid ära enda kliendid ja kliendid tulevad sinu ettevõttesse tagasi, siis sa teenid lisatulu. Ainult sel juhul, kui kliendid tulevad sinu juurde tagasi. Nüüd, mis on meie lojaalsusprogrammis eriline on see, et meie partnerettevõtetel on võimalus teenida tulu, kui nende enda püsikliendid tarbivad ka teistes ettevõtetes. Näiteks online-poodides või enam kui 80 000 ettevõttes ülemaailmselt. Ja mida see tähendab? Kohe selgitan. Toome näite Tallinnas üks restoran. Restorani omanik kuulab ära selle informatsiooni. Ta on huvitatud lojaalsusprogrammist, ta on huvitatud turundusest, tahaks juurde saada uusi kliente ja ta liitub. Ja loomulikult ta kujundab endale siis ise enda kliendikaardi. Täpselt sellise, nagu ta ise soovib. Ja mida see ettevõte teeb? Loomulikult hakkab ära registreerima enda püsikliente. Ehk ta ulatab enda klientidele selle tasuta kliendikaardi, millega on võimalik siis nende klientidel saada selles restoranis allahindlust ehk cashbacki ja korjata shopping pointe. Aga nüüd on ainult aja küsimus tegelikult, kui need kliendid astuvad siit restoranist välja ja külastavad mõnda teist ettevõtet, sest see kaart toimib ka teises ettevõttes. Ja toome siis sellise näite, et see härrasmees, kes selle kaardi sai siit restoranist, läheb näiteks Tallinnasse, laseb enda Audil paagi täis Favoras, et saada siin neid hüvesid, siis kogu see käive, mis ta nüüd Favoras teeb, kogu selle käibe pealt tegelikult 1% laekub siis sellele restoranile. Kas ta tahab seda või mitte, see on siia süsteemi sisse ehitatud automaatselt. See, kes kaardi väljastab, sellele ka siis see boonus. Järgmine inimene läheb koju, tellib midagi eBayst, kogu see käive, mis ta teeb, kogu käibe pealt 1% selle restoranile. Järgmine inimene maksab ära elektriarve 1%. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk mida siis tegelikult see 1% tähendab? Teeme väikese arvutuse. Iga ettevõte täna, kes Eestis liitub, hetkel veel on võimeline välja jaotama vähemalt 500 enda logoga kliendikaarti. Loomulikult, kui restoran liitub, ta on võimeline need kaardid välja jaotama võib-olla 1, 2, 3 kuuga.
mõni muu sektoris opereeriv ettevõte, võib-olla läheb selleks aega pool aastat, võib-olla läheb aasta või 2. Aga täna on veel iga ettevõte võimeline 500 kaarti välja jaotama. Ja toomegi näite, 500 kaarti on välja jaotatud, näiteks selle restorani poolt. Iga kaardi taga on nüüd 200 eurot käivet. Loomulikult see ei ole täna veel täiesti reaalne, et iga kaardi taga oleks selline käive. See on ikkagi tulevik, aga varsti me jõuame sinna punkti. Ja sellelt 1%, mis tähendab siis 2 eurot kuus kliendi kohta, ehk sellele restoranile igakuiselt enam kui 1000 eurot passiivset sissetulekut. Ja see sissetulek ei ole seotud nüüd absoluutselt selle ettevõtte põhitegevusega. Selle ettevõtte põhitegevus on restoran, toitlustus. Nüüd ta registreeris ära 500 klienti ja need kliendid ei käi ju iga päev tema juures söömas. Aga inimestel on vaja iga päev tarbida, osta kütust, käia kuskil suures marketiris, osta süüa, käia ilusalongis, käia jõusaalis, nii edasi. Nad hakkavad seda kaarti lihtsalt teistes ettevõtetes kasutada. Ja kui me räägime aasta lõikes, siis see number on tegelikult päris korralik. Isegi kui me räägime täna väike ettevõte, kes tulevikus saab endale igakuiselt lisasissetulekut 1000 eurot, siis see on ka päris korralik number. Ma ütlen, selle eest on võimalik juba näiteks ära maksta ühele inimesele igakuine palk, katta mingid kulud või lihtsalt korjata seda raha ja aasta lõpus näiteks teha siis ettevõtte töötajatele väga korralik jõulupidu. Ja mõistma peab ka seda, et kui sa oled täna näiteks ettevõtja, siis see on ainult ühekordne töö. Võib-olla sa oled enda restorani üles ehitanud 6, 7, 8, 9, 10 aastat ja samas oled sa üles ehitanud ka endale kliendibaasi. Nüüd sa võtad lihtsalt selle lojaalsusprogrammi ja kasutad ära olemasolevat kliendibaasi ehk ulatad nüüd enda klientidele selle kaardi ühekordselt. Sest see on ühekordne töö. Loomulikult nende kaardide väljastamine võtab aega, aga tähtis on mõista, et see on ühekordne töö. Ja nagu ma ennem ütlesin, et hetkel on veel võimalus kõigil see 500 kaarti välja jagada. Ehk mida see siis tähendab? See tähendab seda, et 2-3 aasta pärast, kui meil on 500 000 kaardi kasutajat Eestis, siis on väga keeruline neid kaardi väljastada, sest enamus inimestel on see kaart juba olemas. Ehk täna on ikkagi väga hea võimalus neid ettevõtted, kes liituvad, täna meil 180 000 liiget, aga 320 000 inimest ootavad tegelikult seda kaarti. Ja kordades lihtsam on neid kaarte välja jaotada. Ehk need on siis need punktid, miks täna ettevõtted liituvad igapäevaselt, miks need ettevõtted tuleb juurde ja miks nad on siis sellest lojaalsusprogrammist huvitatud. Aga nüüd vaatame meie kontseptsiooni, milline näeb välja siis meie kontseptsioon, kes on need osapooled siin. Meil on olemas siis kliendid, meil on olemas siis partnerettevõtted. Ja loomulikult laenus paneb igapäevaselt rõhu siis puhtalt sellele, et suunata meie kliendid tarbima meie partnerettevõtetesse. Igapäevaselt läbi erinevate kanalite. Nüüd, mis on natukene eriline meie lojaalsusprogrammi puhul, kui me võrdleme ennast teiste lojaalsusprogrammidega, siis kui meie klient läheb nüüd partnerettevõttesse, siis alati ta maksab ära täishinna. Ta ei saa kohe alla hindlust. Ta maksab ära toote või teenuse eest täishinna, aga ost registreeritakse ja talle saadetakse SMS, kus on siis kirjas, kui palju sa said cashbacki, kui palju sa korjasid shopping pointi. Nüüd partnerettevõttel ja Lionessil on omavahel kokku lepitud üks kindel allahindlusprotsent. Ehk kui ettevõte on saanud lisakäibe, siis Liones esitab arve selle lisakäibe pealt, selle protsendi ulatuses. See ettevõte maksab selle arve ära ja nüüd Liones kannab siis klientidele cashbackid ja shopping pointid tagasi. Ja Liones kannab või teeb selle kande siis tegelikult igal teisipäeval. Igal teisipäeval, kui liikmel on kogunenud tema enda tarbimise pealt süsteemi vähemalt 5 eurot. Miks selline süsteem on siis nüüd minu vaatevinklist päris huvitav ja päris põnev on just see, et kui me mõtleme, ehk millist strateegiat kasutab nüüd Liones. Kui klient läheb ettevõttesse ja saab kohe alla hindluse, siis ta ei märkagi tegelikult seda. Võib-olla ta sellel hetkel korraks märkab, aga siis ta kohe unustab selle ära. Aga meie kontseptsioonis ongi selline psühholoogiline nõks. Sa ei saa kohe alla hindlust, sa said sõnumi ja nüüd teisipäeval tuleb sulle sõnum, et me kandsime täna sinu pangakontole näiteks 15 eurot, 20 eurot, 25 eurot, 30 eurot, vastavalt sellele, kui palju sa tarbisid. Aga mis toimub kliendi peas? Oi, näed, väga hea, väikene palgapäev.
okei, ma kulutan veel rohkem partnerettevõttes ja palgapäev läheb järjest kogu suuremaks. Eks see on selline psühholoogiline samm, mis toimib tegelikult väga-väga hästi. Ma olen näinud inimesi, kes saavad oma esimese väljamakse 7, 8, 9 eurot. Milline nägu neil peas on tõesti nüüd, toimibki, asi toimibki. Ja see on selline vau emotsioon, mis tegelikult järjest rohkem sa hakkad tarbima, järjest suuremaks see palgapäev läheb. Ja tegelikult siin kontseptsioonis kõik osapooled võidavad. Kliendid saavad enda hüved, ettevõtted saavad enda hüved ja loomulikult laenes teenib sellest käibest 1-2%, et on selle süsteemi üles ehitanud ja loomulikult, et ta hoiab seda igapäevaselt ja arendab kogu aeg edasi, mis on täiesti loomulik. Kõik osapooled võidavad ehk win-win-win olukord. Tihtipeale inimesed mõtlevad kohe, et kuidas see võimalik on, et kõik võidavad. Keegi peab ju ka kaotama. Keegi peab alati kaotama. Ja? On olemas ka kaotajad, kuid need kaotajad tegelikult ei ole täna siin slaidi peal. Ja kes siis jäävad kaotajaks? Kaotajaks jäävad siis need ettevõtted, kes ei saa hiljem enam partneriks tulla. Sest Laanesi eesmärk on võtta partneriks keskelt läbi kuskil 30% ettevõtted igast sektorist. Eesmärk ei ole kõiki partneriks võtta. 30% ettevõtted igast sektorist. Ehk kuidas see välja näeb, toome lihtsa näite, üks tänav, kus on 3 restorani. Esimene restoran tuleb partneriks, 2 tükki on sellelt tänavalt väljas. Nemad enam tulla ei saa. Sest eesmärk on see, et kui me ehitame Eesti turu üles, meil saab olema 5000 partneri ettevõtted, siis vahet ei ole, kuhu linna sa lähed. Igal pool on see kaetvus hajutatult ehk meie klient saab kasutada kaarti kõikides sektorites üle Eesti. Ja loomulikult meie klientidel, kui me oleme selle 30% ära jaotanud, ehk see ongi siis circa kuskil 5000 ettevõtet, siis klientidel hakkab olema igapäevaselt ju valik. Sest mõelge selle peal, kui me oleme üles ehitanud selle turu, igal pool sul on võimalik seda kaarti kasutada. Ja sul on iga päev selline valik. Kas ma ostan süüa või ostan süüa, saan raha tagasi, korjan shopping pointe. Ja läbi shopping pointide saan väga häid diile. Maksan ära elektriarve või maksan ära elektriarve, saan cashback, korjan shopping pointe. Lähen reisile, saan cashback, korjan shopping pointe. Ja nii hakkab olema absoluutselt kõikides sektorites. Loomulikult väga paljud kliendid, kes on sellest aru saanud, lähevad partnerettevõttesse. Ehk tegelikult väga suur osa käibest võetakse nendelt ettevõtetelt ära, kes ei saa partneriks tulla ja tuuakse lihtsalt siia meie partnerettevõtte. Ja see raha hakkab ringlema siin meie enda süsteemis. Siiamaani olen rääkinud siis 2 osapoolest. Tavaklient, kes saab selle cashback kaardi, see kaart on talle tasuta, kaart on olemas meil mobiilis, ehk kui sa laed alla selle mobiili aplikatsiooni, kõik ettevõtted on seal, loomulikult ka kaart on virtuaalsel kujul olemas, ehk sul seda plastiktükki tegelikult vaja ei lähegi. See kaart hakkab toimima kõikides sektorites. Ja kui me räägime Eestist, siis tegelikult Eesti on väga heas olukorras. Miks? Enamus sektorid on tegelikult meil avatud. Me räägime sellest, et meil on võimalik osta süüa. Meil on võimalik tankida kütust. Meil on võimalik võtta pangast laenu. Meil on võimalik maksta elektriarve. Nii edasi. Kaart toimib ülemaailmselt. Tänaseks on 47 riiki avatud. Vahet ei ole, kuhu riiki sa lähed. Kui sa tarbid meie partneri ettevõtetes, olenemata sellest, mis valuuta või mis keel seal on, süsteem on kõik üks. Lähed USA-sse, tarbid seal, lähed sealt Rootsi, lähed Norra, tuled Eestisse tagasi, sinu ülemaailmse tarbimise pealt teisipäeval tulevad sinu pangakontole eurod. Süsteem on üks. Kõik, mis on üles ehitatud. Ja loomulikult, kui sa kasutad, sul on võimalik korjata cashbacki ja shopping pointe. Ehk see on siis tavaliikme pool. Teine osapool oli meil siis partnerettevõte. Tema sai siis enda lojaalsusprogrammi, kaardid, võimalik juurde saada siis uusi kliente, ta saab endale turundust ja kui ta soovib, siis tal on ka võimalus teenida enda püsiklientide pealt, kui nemad tarbivad teistes ettevõtetes. Ehk siis 1% lisasissetulek. 2 osapoolt. Kuid meil on olemas siin kontseptsioonis ka veel 3. osapool. Ja see ongi tegelikult see põhjus, miks sind on täna siia esitlusele kutsutud. Just selle 3. osapoole pärast. Ja kes see 3. osapool on? 3. osapool on siis Lyconeti liige nimega Marketer. Kõigepealt sellest, mis asi on Lyconet. Lyconet on Lionesi tütarettevõte. Lihtsalt teine bränd. Ja kes on siis Lyconeti liikmed? Lyconeti liikmed ongi tegelikult siis need inimesed, kes ehitavad
selle lojaalsusprogrammi ühekordselt ülesse erinevates riikides. Lyconeti liikmetel on antud õigus tuua siia kontseptsiooni ettevõtteid. Ehk meie otsustame, meie ise saame otsustada, mis ettevõtetes see kaart hakkab toimima. Sest meie ehitame selle üles, laenes ei too partneriks mitte ühtegi ettevõtet. Nüüd tekib kohe küsimus, et näiteks miks mina olen marketer, miks maailmas on peaaegu 40 000 marketeri. Miks nad igapäevaselt teevad seda tööd, et nad toovad siia kontseptsiooni partneri ettevõtte. Miks me paneme enda kontaktid lauale ja töötame täna igapäevaselt selle projekti kallal. Põhjus on väga lihtne, ma kohe näitan teile, mis on siis Lyconeti liikme hüved siin kontseptsioonis. Esiteks vaatame, kus koha peal Lyconeti liiga asetseb. See on see sama kontseptsioon, kuidas see kõik töötab, nagu ma rääkisin. Siis Lyconeti liige tegelikult asetseb siin kahe osapoole vahel. Ja mida see nüüd tähendab? See tähendab seda, et kui meie kliendid lähevad tarbima meie partnerettevõtetesse, et saada neid hüvesid, siis meie ettevõte saab endale lisakäibe. Ja selle lisakäibe pealt ta maksab ära Lionessile kokku lepitud allahindlusprotsendi ulatuses. Ja loomulikult Lioness kannab siis enamuse sellest rahast tagasi meie klientidele. Tänu sellele nad ongi lojaalsed. Aga Lyconeti liige on nüüd see isik, kes saab sellest arvest, mille ettevõtte ära Lionessile maksab, väikese osa endale. Iga kord, kui kliendid see partnerettevõtetest tarbivad. Loomulikult me räägime sentidest, kui üks klient läheb kuskile ettevõttesse ja ostab midagi. Need on sentid. Aga kui me mõtleme nüüd selle peale, et Lyconeti liikmel on täna antud võimalus endale üles ehitada tarbijaskond. Siin me ei räägi ühest inimesest. Täpselt nii suur tarbijaskond, kui sa ise soovid. Ja kui me mõtleme nüüd selle peale, et kui sul on tulevikus näiteks 5000, 10 000, 15, 20, 50 000, 100 000 või näiteks 1 miljon klienti sinu ostukogukonnas ja nad igapäevaselt ostlevad erinevates sektorites, siis me räägime kuu lõikes, kui me paneme need sendid kõik kokku, siis see number on tegelikult väga korralik. Väga korralik sissetulek on võimalik siis Lyconeti liikmetel üles ehitada. Ja siin me räägime nüüd täiesti passiivsest sissetulekust. Ehk igal ühel on võimalus üles ehitada tarbijaskond nii suur, kui ta ise soovib. Ja nüüd inimesed, kes igapäevaselt tarbivad, siis sellest käibest hakkame meie raha teenima. Ehk tulevikus, näiteks kui sa täna alustad Lyconetis ja me koos ehitame üles Eesti turu, siis 2-3 aasta pärast ei ole vahet, kus sa oled või mis sa teed. Kui sa oled täna tööd teinud, siis igakuiselt tegelikult kantakse sinu pangakontole üks kindel number. Kui suur see number on, loomulikult see sõltub puhtalt nüüd sinust, kui palju sa oled täna nõus siin tööd tegema. Ja nii siis see siin ringleb kogu aeg. Me räägime tarbimisest, mis ei lõppe mitte kunagi, nagu ma alguses ütlesin. Ja Lyconeti liikmed on lihtsalt siin vahel, ehk kes siis tegelikult ehitavad selle turu ülesse ja selle eest meid premeeritakse siis elu lõpuni. Minu nimi on Arvo Sarap, olen ise selle äriga kokku puutunud natuke rohkem kui 2 aastat. Ja lühidalt võib-olla sellest, mida ma siis enne Lionessi tegin. Ma olin tegelikult ettevõtja, 7 aastat alustasin Eestist, pärast liikusin edasi Soome. Aga mis on minu jaoks kõige parem uudis, loomulikult see, et tänaseks on tavaettevõtlus minu jaoks ajalugu. 1,5 aastat tagasi ma müüsin enda ettevõtte ära. Ja loomulikult, kui ma seda juttu või seda enda lugu räägin, siis inimesed kohe küsivad, aga miks sa siis ära müüsid? Et sa 7 aastat ju panustasid enda ettevõtte üles ehitamisele ja nüüd lihtsalt müüsid ära. Et mis põhjus siis võis? Mis see põhjus siis oli? Ja loomulikult ma täna toongi välja 2 põhjust, miks ma olin nõus seda tegema, miks ma olin nõus enda ettevõtte ära müüma ja alustama siis täiesti uue projektiga, täiesti nullist. Esimene põhjus, mis siis aitas sellele otsusele kaasa, et enda ettevõtte ära müüa, täna me räägime millest? Me räägime projektipõhisest tööst, ehk kui me räägime Lionessist. Ja mida see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et absoluutselt kõigil meil, kes on huvitatud sellest projektist, meil on võimalik endale järgnevate aastate jooksul endale midagi püsivalt üles ehitada. Ja siin ma pean silmas nüüd ostukogukonda. Ehitada üles endale ostukogukond, inimesed hakkavad tarbima ja vastavalt selle käibe pealt genereeritakse meile siis passiivne sissetulek. 100% passiivne sissetulek. Lühidalt öeldes on see väga lihtne, sa teed täna 2, 3, 4 aastat tööd
siis sa ei tee enam mitte midagi. Iga kuu tuleb sinu pangakontole üks mingi kindel number. See oli üks põhjus. Ja teine põhjus oli siis see, et kui me vaatame nüüd teenimisvõimalust, ehk kui palju meil võimalik siin projektis teenida. See on üks põhiline asi, mis jookseb läbi absoluutselt igast projektidest. Kui inimesed saavad kokku, siis nad räägivad, näed, ma alustasin sellise äriga, seal on võimalik nii palju teenida, ja näe, ma alustasin sellise äriga, siis mina tegin endale kohe selgeks, kui mulle seda projekti tutvustati, et mis võimalus ja mis potentsiaal on siin äris. Ja ma jõudsingi järeldusele, et tegelikult meil on võimalik teenida täpselt nii palju, kui me ise tööd teeme. Mitte keegi ei saa mulle öelda siin, et Argo, see on maksimum, mis sa teenida võid. Mitte keegi. Täpselt nii palju, kui ma enda aega, energiat siia projekti panen, täpselt nii palju on mul võimalik siin projektis raha teenida. Ja mis tähendab ka loomulikult seda, et ma ei pea mitte kunagi alustama mitte ühegi teise projektiga. Ma vajutan siin lihtsalt gaasi põhja, panen all in ja mul on alati võimalik suuremaks kasvada. Need olid need kaks põhjust ja ma langetasin selle otsuse, see oli väga lihtne, sest ma sain aru millest. Tavaettevõtluse juurde ma võin alati tagasi minna. Ma võin minna ka sinna 3, 4, 5 aasta pärast, ilmselt ma lähen ka. Aga seda projekti on mul võimalik üles ehitada ainult ühe korra. Ainult üks kord. Ja need olid need põhjused, miks ma otsuse langetasin, müüsin need ettevõtte ära ja alustasin täiesti nullist ja täna ma võin öelda, et minu jaoks on see üks parimaid võimalusi, millega olen mina isiklikult siis kokku puutunud. Sest mul on ka pakutud väga palju erinevaid ärivõimalusi. Ja tänaseks olen selle 2 aasta jooksul saavutanud siis karjäärtaseme 5. Mida tähendab karjäärtase 5? See on meie ettevõtte tuluplaan, mis koosneb 8 karjääritasemest, mida on meil võimalik siin äris saavutada. Igal karjääritasemel on näha siis meie igakuine sissetulek. Hakkame siit vaatama, 300 eurot, siit läheb ja siin juba päris korralik. 50 kuni 150 000 eurot. Kuidas see number saab nii suur olla? Põhjus on väga lihtne, kuna me räägime maailma suurimast ärist, tarbimisest. Aga siin slaidi juures on nüüd 2 olulist punkti. Esiteks, kõik, kes alustavad selle äriga, peavad alustama siit. Mitte keegi ei saa hüpata siia. Kõik alustavad siit esimesel tasemel. Ja loomulikult kõik ei jõua siia. Miks kõik ei jõua siia? Põhjus on samamoodi väga lihtne, sest inimesed, kes täna alustavad, nad ei ole nõus tegema neid asju. Nad ei ole nõus tegema neid samme, mida on vaja teha. Kõik need sammud, mida on vaja siin äris teha, on paberitel, neid samme on 10. 10 lihtsalt sammu, mida on vaja siin teha ja hakata duplitseerima, aga inimesed ikka on nõus seda tegema. Ja see on see põhjus, miks väga paljud inimesed ei jõua siia. Ja pärast ma räägin, miks võiks või miks peaks jõudma siia 7. 8. tasemel, mis see annab meile. Ja teine oluline asi on selle slaidi juures on see, et loomulikult täna need sissetulekud ei ole meie jaoks passiivsed. Need ei ole passiivsed. Loomulikult me peame täna tööd tegema, me ehitame seda lojaalusprogrammi ülesse ja meid tasustatakse selle aktiivse töö eest, ehk me saame neid leveleid aktiivse töö eest täna. Aga mingil hetkel, toome näite, sa teed täna tööd, 2 aastat, Eesti võrg on üles ehitatud, sa saavutad level 5. Siis see level 5 on sinu jaoks igakuiselt. Ja sinu jaoks on see siis passiivne. Nüüd vaatame seda, kuidas üleüldse on meil võimalik selliseid numbreid teenida siin kontseptsioonis, ehk kuidas me saavutame neid karjääritasemeid, ehk kuidas käib siis see arvutamine. See on üks väga oluline koht, väga oluline slaid. Ja alustame siis täiesti algusest. Kõik saab alguse millest? Sa saad selle kaardi kas enda tuttavalt, sõbralt, perekonnaliikmelt või kuskilt partnerettevõttest. Keegi peab sulle selle kaardi soovitama. Ja siis on sul võimalik neid hüvesid nautida. Cashbacki, shopping point. Aga tavaliikmel on võimalus ka veel mis? Seda kaarti edasi soovitada enda tuttavatele, sõpradele, perekonnaliikmetele. Sest selle kaardi edasi soovitamine võtab aeg kuskil 10 sekundit. Sa lähed enda süsteemi, küsid inimese meiliaadressi, millises riigis ta elab, saabud kutse, tema täidab andmed ära, laeb endale äpi alla ja ongi tava kaardi kasutaja ja saab juba hüvesid nautida. Ehk need kaardid, mis sa nüüd välja soovitad isiklikult, seda me nimetame siis esimeseks põlvkonnaks. Ja loomulikult, kui see kaart on infoga välja läinud, siis inimene hakkab seda kaarti kasutama. Et korjata endale cashbacki, shopping point. Nüüd kõik need ettevõtted, kus sinu tuttavad sõbrad tarbivad, kelle sa oled kaardi andnud, kogu selle käibe pealt premeeritakse sind 0,5%. Tähtsus on mõista siin seda, et see 0,5% ei tule sinu sõbra või perekonnaliikme taskust. Selle maksab sulle see ettevõte, kus sinu sõber või tuttav tarbib.
Sest täna ettevõtted, kui nad saavad endale lisakliendi, neil ei ole vahet, nad on nõus seda 0,5% maksma, ükstapuha kellele. Ehk selle nimetus on siis sõprusboonus. Kui sa võtad vaevaks ja soovitad neid kaarte edasi, sa ei pea seda tegema, aga lihtsalt mina, kui ma selle kaardi sain, ma jaotasin välja enda sõpradele, enda perekonnaliikmetele, et neil oleks võimalik raha kokku hoida. Sest kui mina seda ei tee, varem või hiljem teeb seda lihtsalt keegi teine. Nüüd, kui need kaardid on välja nüüd infoga, siis on ainult aja küsimus. Kui neid kaarte soovitatakse edasi, siis neil tuttavatel on enda tuttavad, enda perekonnaliikmed, enda sõbrad. Loomulikult nad annavad võimaluse ka neil siis raha säästa. Ja seda me nimetame siis teiseks põlvkonnast ehk need, kellele sina oled andnud, annavad kaardi edasi. See on siis teine põlvkond. Kui siin teises põlvkonnas keegi selle kaardi kuskil partneri ettevõttes läbi tõmbab, täpselt samamoodi sinule sõprusboonust 0,5%. Ehk tavaliige, tal on antud võimalus nüüd teenida natukene siis lisaraha esimese ja teise põlvkonna pealt 0,5%. Kuid mis on siin oluline? Oluline on see, et mis siin hakkab toimuma, on see, et siit lähevad kaardid edasi, sest neil on enda tuttavad sõbrad ja neil on enda tuttavad sõbrad. Aga nüüd, kui sa oled tavaline Lionessi liige, tavaliige, siis teisest põlvkonnast edasi sind enam ei huvita. Ehk sind huvitab ainult esimene ja teine põlvkond. Mis sealt edasi saab, see sind enam ei puuduta. Aga nüüd, kui sa oled Lyconeti liige, siis mida see tähendab? Ja siin on väga oluline koht nüüd. Lyconeti liige on nüüd see isik, kes teenib tulu terve enda ostu kogukonna käibe pealt lõpmatusest kaugusest välja. Ehk tema jaoks ei ole tähtis, kas see on esimene põlvkond, teine, kolmas, neljas, 10, 100 või 1000 põlvkond. Tema teenib ikkagi selle ostu pealt tulu. Ja kuidas ta siis tulu teenib? Kohe ma seletan. Väga lihtne. Sina oled Lyconeti liige ja see protsess on läinud tööle esimeses põlvkonnas, teises, kolmandas, neljandas, viiendas. Ja toome näite 10. põlvkonnas. Inimesed kasutavad seda kaarti. Mida tavaliige sai, kui ta seda kaarti kasutas? Ta sai cashbacki ja korjas endale shopping pointe diilide jaoks. Millest ma rääkisin täiesti alguses, mis on siis kaardi hüved. Nüüd, kui sina oled Lyconeti liige, siis sina korjad ka täpselt sama arv shopping pointe, mida tarbijate pealt tekib lõpmatusest kaugusest kokku ja neid samu shopping pointe arvestatakse sinul kui Lyconeti liikmel karjääri jaoks. Tavaliige ise saab neid diilide jaoks, aga sinule arvestatakse neid karjääri jaoks. Ja see on siis sama karjääriplaan, mis koosneb 8 karjääritasemest. Ja kui sa vaatad siia, siis igal karjääritasemel on nüüd olemas punktimäärad. 5000, 10 000, 25 000, 60 000 ja nii edasi. Ja mis nüüd toimub tegelikult? Kuu lõpus süsteem on täiesti automaatne. Vaatab siis tegelikult üle, kui suur oli sinu ostu kuukonna käive lõpmatusest kaugusest välja. Korjab kõik need shopping pointid tarbimise pealt kokku. Arvestab need kokku ja määrab sulle siis vastava karjääritaseme. Ja toome näite, näiteks kuu lõpus sinu ostu võrgustiku pealt sai kokku siis 65 000 shopping pointi, mis tähendab sinu jaoks mida? Sa saavutasid level 4. Level 4 tähendab mida? Sissetulekut 2500 eurot, mis on päris korralik number. Aga tähtis on just see, et Lyconeti liikmel ei ole mitte mingisuguseid piiranguid. Täpselt nii kaua, kui neid kaarte edasi soovitatakse, kõik need shopping pointid sa püüad seal tarbimise pealt kinni. Miks on kasutusel shopping point? Põhjus on väga lihtne, kuna 47 riiki on avatud, erinevates riikides on erinev valuuta ja meie ettevõttel oleks väga keeruline lihtsalt kalkuleerida. Näiteks kui sul on tarbijaskond Londonis, seal on üldse nael, osa tarbijaskond on Ameerikas, osa on Norras, osa on Rootsis ja kogu aeg seda erinevat valuutat kokku panna on suhteliselt keeruline. Aga punkt on punkt igas riigis. Vahet ei ole, kas see liige tarbib Ameerikas, ta genereerib shopping pointe, Norras genereerib shopping pointe ja selle alusel arvestatakse siis sulle karjääri. Ehk tegelikult mõõdetakse sinu ostu kogukonnas olevat käivet. Väga lihtne, väga loogiline, sest meil on puhtalt käiveäri. Mida suurem on käive, seda rohkem on shopping pointe, mida rohkem on shopping pointe, seda kõrgem karjääritase sul on. Nüüd, kui sa oled Lyconeti liige, siis loomulikult, kui me alustame seda äri üles ehitamist, siis meie äri ei ole see, et me käime iga päev kohtume inimestega, jagame ühehaaval neid kaarte välja. Üks kaart, teine kaart, kolmas kaart.
vaid Lyconeti liikmel, nagu sa mäletad, on antud õigus tuua siia kontseptsiooni partnerettevõtteid. Sest iga inimene täna tunneb kas 1, 2, 3, mõni isegi 10 ettevõtte omanikku. Ja mis õigus meil on? Tuua ettevõtte partneriks. Ehk me läheme tutvustame ettevõttele seda lojaalsusprogrammi, näitame neid hüvesid, mida ettevõte saab, ja ettevõte liitub. Mida teeb nüüd ettevõte? Ta saab enda logoga kliendikaardid ja ta jaotab need kaardid ehk registreerib ära enda püsikliendid. Miks ta seda teha tahab? Põhjus on väga lihtne. Seda ma just seletasin, et 1% sellest käibest tuleb selle restoranile. Ja nüüd toomegi näite. Näiteks sinu ostukogukonnas tõid partneriks ühe ettevõtte ja see ettevõtte jaotas välja näiteks 1000 kaarti enda klientidele. Siis kõik need 1000 kaarti on sinu ostukogukonnas, ehk sinu ostukogukond kasvas 1000 kaardi võrra. Kui keegi selle kaardi läbi tõmbab kuskil, sina oled see, kes püüab kõik need shopping pointid sealt tarbimise pealt kinni, enda karjääri arvestusse. Ehk läbi ettevõtete on meil antud võimalus enda tarbijaskond üles ehitada, sest ettevõtetel on palju rohkem kliente kui meil endal. Aga mis nüüd hakkab veel toimuma, on see, et meie äri on mis? Meie äri on puhas informatsiooni jagamine. Sest mida ma täna teen, ma lihtsalt annan seda infot välja teistele inimestele. Ja mis on selle tulemus? Varem või hiljem, üks inimene, teine inimene, kolmas inimene ütleb, et aga ma tahan ka alustada Lyconetis. Sest tähtis on see, et me alustame seda äri alati koos. Koos alustame seda, mitte keegi ei pea alustama üksinda. Näiteks 3 inimest ütlevad, okei, ma tahan ka endale üles ehitada ostukogukonna, hakata selle käibe pealt passiivselt raha teenima. Siis neil on nüüd täpselt samasugused õigused tuua partneriks ettevõtteid. Ja varem või hiljem tegelikult see juhtub. Varem või hiljem see juhtub. Kes toob ühe ettevõtte, kes toob 2, kes toob 3, kes toob 4. Täpselt samamoodi need ettevõtted jaotavad välja enda klientidele kaardid ja kõik see tegevus, mis toimub sinu ostukogukonnas. Kõik toimub sinu ostukonnas ehk ükstapuha, milline kaart välja antakse, seesama kaart jääb ka sinu ostukogukond, ehk sinu ostukogukond kogu aeg kasvab. Ehk siin ongi see, et loomulikult alguses sa oled üksinda. Siis tuleb üks inimene, siis tuleb teine inimene, siis tuleb üks Lyconeti liigi, teine Lyconeti liigi, üks ettevõte, teine ettevõte ja mingilt maalt sa ei kontrolli seda enam. See lihtsalt hakkab kasvama ja sa näed enda back office'ist, ehk sa logid sisse enda kontole ja vaatad sealt, kuidas siis tegelikult sinu äri igapäevaselt kasvab. Ja loomulikult, mida siis kliendid hakkavad tegema, nad hakkavad tarbima. Sest ettevõtted tuleb kogu aeg juurde, nad tahavad saada cashbacki, nad tahavad korjata shopping pointe ja sina oled see, kes püüab siis iga kuu lõpus kõik need shopping pointid enda karjääri arvestusse. Selle alusel määratakse sulle karjääritase. Eks on siis see, kuidas tegelikult meil arvestatakse neid sissetulekuid. Väga lihtne, väga loogiline süsteem. Kõik baseerub puhtalt käibele. Ja siin slaidis tegelikult lähme nüüd natukene ajast edasi ja vaatame, ehk ma toon sellise näite, kui me oleme nüüd Eestis jõudnud sinna punkti, kus me oleme selle turu üles ehitanud. Ja see võtab aega kuskil 2-3 aastat. Ja lihtsalt kujutage nüüd ette, et meil on 5000 partnerettevõtet ja enam kui 500 000 liiget. Ja sina võtsid täna vastu otsuse ja selle aja jooksul me ehitasime sulle üles koos ostukogukonna, kus on 4000 tarbijat. Mis ei ole mitte mingisugune kunst, kui me räägime, et me teeme tööd täpselt nii, nagu on vaja, siis 2 aasta pärast on sul see ostukogukond olemas. 4000 tarbijat. Ja nüüd toome sellise näite, et iga tarbija genereerib sulle ühes kuus 15 shopping pointi. 15 shopping pointi. Nüüd ma näitan kohe sulle enda back office'ist, mida tähendab siis 15 shopping pointi, ehk kuidas on võimalik siis kokku saada tarbimise pealt. Ja vaatame siis kõik need ostud üle. Ehk see on siis screenshot tehtud keskkonnast, kus sa siis näed kõiki enda oste, kus sa oled siis tarbinud. Ja vaatame esimest, meie partnerettevõtte Eesti-Läti piiri peal, hommikusöök 5.20, üks öö hotellis 62.64, hotels.com, auto seest väljast puhtaks tehtud Tallinnas Tulvi Vesulas, Go Oil Tartus kütusetankla, mis on meie partnerettevõte, paak kütust täis pandud, sõpradega partnerettevõttes Da Vinci's söömas käidud, autokasko kindlustus, Anteido Finants, mis pakub ka absoluutselt kõiki muid kindlustusi, Favora, kütust juurde tangitud meie partnerettevõttes ja
oma elukaaslasele lilled. Ja siin me tegelikult saame kokku juba 17 shopping pointi. Miks ma seda sulle näitasin, et sa natukene kujutaksid ette, mis hakkab toimuma, kui me oleme Eestis selle turu üles ehitanud. Ehk kui palju tegelikult hakkab üks tavaliige neid shopping pointi genereerima. Ja mida nüüd see tähendab, kui sul on 4000 tarbijat sinu ostukookonnas, igaüks genereerib 15 shopping pointi. Kokku süsteemis 60 000 shopping pointi, sa saavutasid karjäärtaseme 4. Karjäärtaseme 4 sissetulek 2–2,5 eurot. Aga siin me räägime juba täiesti passiivsest sissetulekust. Siin sa ei pea enam midagi üles ehitama. Siin on lihtsalt see, et sa oled oma töö ära teinud. Inimesed lihtsalt tarbivad igapäevaselt, igakuiselt neid asju, mida neil eluks on vaja. Või näiteks toome teise näite. Väga paljud inimesed ütlevad, aga mind ei motiveeri 2–2,5 sissetulek, sest ma saan aru, mis on selle äripotentsiaal. Ja toome ühe näite veel. Me ehitame koos üles ostukoguna, kus on 30 000 tarbijat. Täpselt samamoodi iga liige genereerib 15 shopping pointi. Ja siin me räägime millest? Kuu lõikes kokku 450 000 shopping pointi, ehk sa saavutad karjäärtaseme 6. Ja siin me räägime juba väga korralikust sissetulekust. Ehk 15, 16, 17 000 eurot kuus. Mis on ikka Eesti mõistes päris korralik number. Ja kui me räägime sellest, et see on veel passiivne, sest kui sa oled selle üles ehitanud, siis mis on selle äri juures minu silmis ühed kõige parimad omadused? Toome näite, sa alustad koos meiega, me ehitame üles selle ostukonna, kus on 30 000 tarbijat. Ei ole võimalik, et mingil hetkel see peatub, et mitte keegi enam mitte ühtegi kaarti edasi anna. Ikka, keegi annab selle kaardi oma tutvusringkonnas edasi, kuskil sinu ostukookonda liitub nüüd Laiconeti liige, kes ütleb nii, minu eesmärk on üles ehitada näiteks Soomes ka 30 000 liiget. Ja ta hakkab selle nimel tööle, aga sina püüad kõik need tarbijad täpselt samamoodi kinni. Kuskil keegi toob mõne ettevõtte partneriks ja nii see lihtsalt hakkab kasvama. Sest sul ei ole võimalik seda äri enam siis põhja lasta. Mis tähendab seda, et sul ei ole võimalik helistada 30 000 inimesele öelda, et hallo, tere, mina olen, ma ei tea, näiteks Argo, palun ärge kasutage seda kaarti. Sul on lihtsalt võimalik seda teha. Sa ei tunnegi neid inimesi, sa näed lihtsalt oma programmist, kui palju sul tarbijad on, kui suur on see käive, kui palju shopping pointe nad genereerivad. Ja vastavalt sellele igakuiselt sa saavutad siis selle karjäärtaseme. Sest kui sa mõtled nüüd selle peale, kuu saab läbi, näiteks sa saavutasid level 6, 15 000 eurot kantakse sinu pangakontole, järgmine kuu hakkas pihta, mis nüüd toimub? Inimesed maksavad elektriarved, maksavad telefoniarved, tangivad kütust, ostavad süüa, ostavad elektroonikat, tarbivad. Kuu saab läbi, jälle vaadatakse punktinumbrid üle, level 6, jälle 15 000 eurot. Ehk, kui sa oskad täna natukene ette kujutada, siis milline näeb välja, kui sa loomulikult täna tööd teed ja selle üles ehitad, sinu igapäevane tegevus. Näeb välja selline, et sa ärkad hommikul ülesse, sul on 24 tundi vaba aega ja samas on sul ka raha. Ja sa võid teha täpselt, mida sa ise soovid. Sest milline olukord on täna 99,9% inimestest? On 2 võimalust. Kas sul on raha, aga siis sul ei ole aega, sest enamus aega sa töötad. Või kui sul on aega, siis sul ei ole raha. 2 erinevat varianti. Eks sa saad ise siis otsustada. Mis on siin veel oluline? Miks ma ennem rääkisin level 7-st, level 8-st? Kuni level 6-ni sa teenid tulu siis puhtalt enda üles ehitatud ostukonna käibe pealt. Ehk kui suur on sul ostukogukond, kui suur on see käive, kui palju shopping pointi sul genereeritakse. Kui sa nüüd saavutad level 7 või level 8, ehk sa jõuad presidendi meeskonda, siis sa hakkad osa saama ülemaailmsest laenesse käibest, pisikest protsenti. Aga usu mind, see käive on päris korralik ja see käive kasvab igapäevaselt. Täna on meil enam kui 7 miljonit, aga tulevikus on potentsiaal see, kui sa saavutad presidendi taseme, sa hakkad teenima, kui 1 miljard inimest tarbib igapäevaselt. Ja täna see võimalus on olemas absoluutselt kõigil, kes loomulikult tahab seda. Nüüd räägime sellest, kuidas siis alustada Laiconetis. Selleks on meil siis 2 võimalust. Meil on olemas aktiivne pool, meil on olemas passiivne pool. Kui sa tahad alustada aktiivse poolega, ehk see on see, millest ma täna juba rääkisin, 1 Laiconeti liige, tuuakse ettevõtte, teine liige, ettevõtte, läbi ettevõtte jaotatakse kaardid välja, see on sinu tarbijaskond.
siis selleks on sul täna vaja leida 50 eurot. Mis sul on vaja selle 50 euroga teha? Sul on vaja soetada sooduskinkekaarte. Mis asi on sooduskinkekaart? Sooduskinkekaart on meie ettevõtte enda toode. Miks on selline asi välja mõeldud? Kohe ma selgitan. Enne seda, kui meie ettevõte annab meile võimaluse hakata teenima siin kontseptsioonis raha passiivselt, loomulikult ta tahab meie käest ka midagi vastu saada, mis on igati loomulik. Mida ta tahab meie käest vastu saada, on ainult üks asi. Ja see on tarbimine, sest me räägime täna millest? 100% tarbimisärist. Nüüd, kui liige alustab, loomulikult ta ei suuda kohe genereerida sellist arvestatavat tarbimist, mida meie ettevõte sooviks. Ja siis on välja mõeldud selline asi nagu sooduskinkekaart ehk ettemakssüsteem. Sa kannad 50 eurot süsteemi, sul ei ole võimalik seda raha sealt enam tagasi saada. Aga sul on antud võimalus see raha endale tagasi tarbida. Loomulikult sa saad cashback ja shopping pointe ja vaikselt osade kaupa hakatakse seda 50 eurot tagasi maksma. See ei ole mingi liitumistasu, vaid see on sinu enda raha, mille sa kannad süsteemi. Eks see on selline kokkulepe lihtsalt. Sest tingimus on see, et sa hakkaksid partnerettevõtetest tarbima ja siis on antud sul võimalus see äri üles ehitada ja genereerida endale passiivne sissetulek. See on aktiivne pool, kuid meil on olemas ka passiivne pool. Mida tähendab nüüd passiivne pool? Passiivne pool on siis see, et kus kogu töö tehakse meie eest ära. Ja siin me räägime siis sellisest isikust, kelle nimi on siis premium marketer. Kõik on sisuliselt samad. Ta peab soetama sooduskinkekaarte, ainult ta peab tegema selle ettemakse suurema ehk 2400 euro väärtuses. See on sinu raha, keegi ei võta seda ära, läbi tarbimise saad seda raha tagasi. Loomulikult sa pead kordades rohkem tarbima kui marketer. Aga nüüd on sul ka teatud eelised, kui sa alustad kui premium marketer, siis on antud sul võimalus osa saada siis meie sellest passiivsest poolest ehk väga suurtest koostöövormidest, me räägime spordiklubidest, me räägime suurettevõtetest, me räägime nende klientidest, nende bännidest ja sellest käibest, mis hakkab siis toimuma. Ja kohe ma seletan täpsemalt. Selle koostöövormi nimi on siis Customer Cloud ehk cloudid. Ja siin me räägime nüüd ostukogukonnast, mis siis ehitatakse sinu eest üles. Meie ettevõte teeb selle töö kõik ära, sina ei pea seda ostukonda üles ehitama, aga sulle antakse võimalus selle ostukogukonna käibest osa saada ehk hakata sellest raha teenima. Meie ettevõtte eesmärk on väga lihtne, nagu ma alguses ütlesin, aastal 2030 saab meil olema 1 miljard klienti. Sellest 1 miljardist tegelikult kuskil circa 100 miljonit ehitatakse üles nüüd läbi aktiivse töö. Tuuakse ettevõtted partneriks, ettevõtted jaotavad kaardid välja ehk need isikud, kes alustavad siis selle 50 euroga. Ja sellest 1 miljardist circa kuskil 900 miljonit sellise ostukogukonna ehitab nüüd üles meie ettevõtte ehk Lioness. Ja seda me nimetame siis cloudiks. Ja see on loomulikult meie jaoks täiesti passiivne võimalus. Ja selle 900 miljoni tarbija käibest on nüüd võimalik osa saada nii premium marketeridel kui ka partnerettevõtetel. Neil on võimalik sellest käibest osa saada. Mida tähendab see cloud meie jaoks? Ta annab meile tegelikult võimaluse saada endale ostukogukonnad peaaegu kõikidesse 47 riiki. Enne seda koostöövormi see ei olnud võimalik. Ei olnud võimalik mitte ühelgi liidril töötada näiteks või seda ostukonda ehitada kõikides 47 riigis korraga. See oli võimatu. See oli võimatu, sest mitte ükski inimene ei olnud suuteline töötama 47 riigis korraga. Siis läbi nüüd cloudi on see võimalus täiesti reaalne. Saada endale ostukogukonnad peaaegu 47 riiki. Nüüd selle cloudi koostööga alustati meie ettevõtte sünniriigist ehk Austriast. Ja natukene siis sellest ka, et kuidas see cloud siis toimib, kuidas see cloud on üles ehitatud. Toome siis näite Austria cloud. Iga cloud tegelikult sisaldab piiratud arv osakuid, et sa kõige paremini aru saaksid. Piiratud arv osakuid ja selle osakute arvu ütleb tegelikult välja meie ettevõte. Ja mida see nüüd tähendab? Toome lihtsalt näite, kui sina omaksid ühte osakut Austria cloudist, siis sinul saab automaatselt olema Austrias ostukogukond ehk tarbijaskond.
mida sina ei pea ise üles ehitama. Ehk see töö tehakse sinu eest kõik ära. Lioness ehitab selle ostukonna ülesse, aga sina hakkad selle käibe pealt raha teenima. Sinu jaoks täiesti passiivne võimalus. Ja kuidas me siis sellest cloudist raha hakkame teenima, ehk kuidas see cloud toimib? Kohe selgitan lahti. Täna meie ettevõte töötab erinevates riikides ja ehitab üles ostukogukondasid läbi siis suurettevõtete, läbi spordiklubide. Ja loomulikult sinna cloudi lähevad sisse siis tarbijad. Mida hakkavad tarbijad tegema? Tarbijad hakkavad kasutama meie cashback kaarti, et saada siis soodustusi, cashbacki ja korjata shopping pointe. Siis tegelikult selle tarbimise pealt täpselt sama arv shopping pointe jääb seal cloudis üle. Täpselt samamoodi, nagu ma ennem seletasin, kui ostukogukonnas keegi kaardi kasutab, liige saab endale shopping pointi diilide jaoks, aga sina kui LiveConnecti liige püüad need shopping pointid kinni karjääri jaoks. Siis täpselt sama olukord on nüüd seal cloudi sees. Need shopping pointid tarbimiselt jäävad üle karjääri jaoks. Ja mida siis meie ettevõte teeb? Jaotab need shopping pointid võrdselt ära siis cloudi osakute vahel, kes on endale siis neid osakuid soetanud. Toome näite, jaotatakse ära need osakute vahel, ühe osaku eest saad näiteks nii palju shopping pointe. Kui sul on 2 osakut, korda 2, kui sul on 3 osakut, korda 3. Ja kõik on täpselt sama, see on meie ettevõtte tuluplaan. Siin on shopping pointi määrad, nüüd vastavalt sellele, mitu osakut sul oli, sa saad siis mingi kindla arvu shopping pointe, mille alusel siis asetatakse sind karjääri tasemele. Ja sulle toimub siis väljamakse. Kõik on täpselt sama nagu aktiivses töös, ainuke vahe on selles, et passiivses poolest ei pea sina seda üles ehitama. Sa lihtsalt soetad endale osaku või osakuid ja saad endale tarbijaskonna erinevatesse riikidesse. Ja alustame siis täiesti algusest, ehk ma käin kõik need cloudid läbi. Ma räägin siis nendest, millised on need koostöövormid, millest on võimalik osa võtta, millest ei ole võimalik osa võtta ja mis siis on meid veel ees ootamas, et sul oleks see pilt täpselt selge. Esimene cloud, mille Lioness avas, oli siis Auster Cloud. Esimene koostöövorm, mis seal loodi, oli siis number 1 jalgpalliklubiga, mille nimi on siis Rapid Vienna. 32-kordne tšempion Austrias, iga 5 inimene on selle klubi fänn, tulihingeline fänn ja kõik teavad seda klubi. Ja tänaseks mehed mängivad platsi peal, kus siis on ilusti Lionessi logo nende särkide peal, pressiteade on välja antud ja loomulikult Lioness on ka selle klubi ametlik sponsor. Nüüd on küsimus selle, et mis siis klubi sai, kui ta liitus. Ta sai endale siis number 1 lojaalsusprogrammi. Ehk kui me räägime klubidest, siis see ei ole mitte tema kliendikaart, vaid see on tema fännikaart. See on Rapid Vienna fännikaart. Ja tänaseks siis Rapid Vienna registreerib ära igapäevaselt enda fänn. Ja mis siis fännid saavad selle kaardiga? Täpselt samamoodi nagu meie kliendid. Nad saavad siis cashbacki, korjavad shopping pointe üle maailmse tarbimise pealt. Ja mis on veel neil siis eriline, ehk neil on enda kodulehed, neil on enda mobiilikeskkonnad, kus kõik on siis selle klubi värvides ja disainis. Ehk kuskil ei ole näha seal siis Lionessi, vaid see on selle klubi enda fännileht. Nüüd tekib küsimus, miks klubid on täna sellest programmist huvitatud ja miks täna kõik, absoluutselt kõik klubid maailmas tegelikult tahavad selle programmi saada. Ja see põhjus on väga lihtne. Iga kord, kui fänn selle kaardi läbi tõmbab kuskil ise raha kokku hoiab, siis selle käibe peal ta toetab enda lemmikklubi 1%. Ja vot see 1% ongi põhjus, miks absoluutselt kõik klubid tahavad seda lojaalsusprogrammi saada. Mida see 1% tähendab? Räägime siis lahti. Loomulikult esmapilgul see tundub suht väike protsent, ikkagi 1. Tegelikult igal klubil on olemas aastaeelarve, millega see klubi eksisteerib ehk see raha, mis tal läheb iga aasta siis vaja, kas siis treeningute peal, mängijate ostmisele, treenerite palkamisele, varustusele, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Siis antud klubi ehk Rapid Vienna aastaeelarve, mis neil kulub iga aasta, on 25 miljonit eurot, mis neil läheb iga aasta vaja. Siis mille peale hakkasid tegelikult mõtlema selle klubi omanikud? Okei, meil on olemas Austrias 700 000 tulihingelist fänni ja me oleme võimelised need kõik fännid ära registreerima. Loomulikult see võtab aega, aga me oleme võimelised.
Ja kui me registreerime ära nüüd 700 000 fänni, iga fänn kulutab ära Austrias meie partneri ettevõtetes tarbimise peal iga kuu 300 €, siis see tähendab, et see jalgpalliklubi saab endale juurde iga aasta enam kui 25 miljonit eurot. Ehk ühe lisa-aasta eelarve juurde. Aga mida see tähendab tegelikult klubile? Loomulikult, klubid tahavad seda programmi täna saada, sest enamus klubisid täna vaevleb rahapuuduses. Nad otsivad sponsoreid, kes toetaks neid. See on asi lihtne. Sa pead ühekordselt ära registreerima enda fännid ja see on kõik. Ja see on kogu töö. Ja tegelikult Rapid Vienna on täna võimeline välja jaotama circa kuskil 1 miljon kaarti. Sest nad on öelnud seda, et neil on väga suur uus jalkastaadion Austrias ja kui nende mängu tuleb nüüd vaatama, ütleme siis mitte tulihingeline fänn, siis loomulikult nad ulatavad selle kaartiga siis sellele isikule ja annavad neile võimaluse siis raha kokku hoida ja enda jalgpalliklubi toetada. Siis kui klubid või ettevõtted selle lojaalsusprogrammi saavad, siis tegelikult meie ettevõte astub siin sammu tagasi ja need klubid hakkavad ise töötama nüüd selle nimel, et võimalikult palju kaarte välja jaotada, sest selle taga on ju sissetulek. Ja ma nüüd näitan ühte videot tegelikult, mida tegi siis see antud jalgpalliklubi. Ta tooti see video, mille ta postitas siis enda Facebooki lehele ja ka enda kodulehele, et siis fännidele teada anda sellest fännikaardist. Et see on meie uus fännikaart, see on teile täiesti tasuta. Teil on võimalik seda kaardi kasutada ettevõtetes, kus on siis selline kleebis ukse või akna peal. Ja loomulikult teil on võimalik ise raha kokku hoida, aga samas te toetate meie klubi 1%. Ja need on selle klubi parimad mängijad. Nüüd lihtsalt kujuta enda peas ette, kui sina ise oleksid selle klubi täisfänn. See on sinu lemmikklubi. Ja kui sa näeksid seda videot, mis oleks esimene reaktsioon, mida sa teeksid? Loomulikult sa tahaksid seda kaarti saada. Ja selle kaardi sa saad, kui sa lähed nende kodulehele, täidad ära seal blanketi ja see kaart saadetakse sulle postiga koju. Ja sa laed alla aplikatsiooni ja hakkad vaatama, kus on need partnerettevõtted, et suunata kogu oma tarbimine läbi partnerite, et sa tead, et iga kord, iga ost loeb, et sa toetad enda lemmikklubi. Sest siin taga on fännus, mille vastu ei saa mitte keegi. Aga mis on nüüd meie point? Toome lihtsa näite. Kui sina omad osakut täna Austria Cloudist, siis mida see tähendab sinu jaoks? Sul on automaatselt olemas Austrias ostukogukond. Näiteks nende Rapid Vienna fännide näol. Iga kord, kui nad selle kaardi läbi tõmbavad, oled sina see isik, kes teenib sellest käibest raha. Olenemata sellest, kas sa oled käinud Austrias või kas sa oled midagi teinud. Kogu töö tehakse sinu eest ära. Kuid mul on ka siin üks kurb uudis on loomulikult see, et kõik osakud Austria Cloudis on läbi müüdud. See on ajalugu. Sellest ei ole võimalik enam mitte kellegil mitte kunagi osa saada. Ainult need inimesed, kes said sellesse paati. See ei tähenda nüüd seda, et Austrias on kogu töö läbi. Ei, sul on võimalik sinna kohale minna Austriasse ja läbi aktiivse töö endale üles ostukogukond ehitada. Aga kui meile pakuti sellist võimalust, et näed soeta osakud ja sa saad endale sinna, siis loomulikult isegi võtsin maksimum osakud, sest mul ei ole tuttavaid seal ja mul ei ole aega sinna Austriasse midagi ehitama minna. Aga sellest ei ole võimalik enam osa saada, kui me räägime nüüd passiivsest poolest. Järgmine cloud, mis avati, oli siis Slovakkia-Tšehhi cloud. Igas riigis ei ole jalgpall number 1 ja seal loodi siis Slovakkias koostöö number 1 hokiklubiga, mille nimi on siis HC Slovan. Kogu koostöö vorm on sama. Meestel on särgid seljas, kus on Lionesi logod peal, pressiteade on välja antud, kõik teavad seal riigis, et selline koostöö on loodud. Fännid valisid kaardi välja, nad saavad soodustusi ülemaailmselt, kui nad selle kaarti kasutavad. Neil on enda kodulehed, enda keskkonnad ja loomulikult miks klubi sellest huvitatud oli, on täpselt sama põhjus, 1%, ehk tekitada endale ka täpselt samamoodi üks lisaeelarve. Nad on võimelised välja jaotama täpselt samamoodi 1 miljon kaarti. Siis selles cloudis oli veel teine riik, Tšehhi. Tšehhis koostöövorm, hokiklubi, kes liitus alles kuskil 2 kuud tagasi sinna cloudi. Ja siin me räägime selle aasta tšempionist Tšehhis, HC Kometa Brno. Kõik on täpselt sama, enda kaart, särgid, hakkavad ära registreerima enda fänne. Ja kolmas koostöö, mis oli siis Tšehhis,
on jalgpalliklubi SK Slavia Praha, täpselt samamoodi, fännid valisid kaardi, kõik on täpselt sama. Registreerivad ära siis enda fänne. Kui sul on osak olemas, palju õnne, sa hakkad teenima, kui see jalgafänn selle kaardi läbi tõmbab või need hokifännid selle kaardi läbi tõmbavad. Aga kurb uudis on loomulikult see, et ka see cloud on läbi müüdud. Kes said osakud, need said, kes ei saanud kahjuks. Sul ei ole võimalik enam sellest mitte kunagi osa saada, sul on võimalik ainult läbi aktiivse töö endal ostukoond nendes riikides üles ehitada. Järgmine cloud, mille meie ettevõtte avas, oli siis Poola cloud. Ja Poolas alustati algselt kohe 3 väga tuntud jalgpalliklubiga koostööd, kellel on ikkagi väga palju fänne. Ja hiljem liitus sinna juurde ka veel 4. klubi. Ja siin me räägime tõesti väga tuntud klubidest. Koostöö on kõik täpselt sama. Meeskonnal on enda särgid, logod on peale läinud, pressiteated on välja antud. Ja igapäevaselt registreeritakse ära fänne. Palju on sellel 4 klubil kokku fänne Poolas? See number on kosmiline, enam kui 18 miljonit fänni. Enam kui 18 miljonit fänni. Ja siin ma tooks välja võib-olla väga huvitava sellise näite, mida on tegelikult siis üks jalgpalliklubi juba selle kaardiga teinud, ehk kui me räägime Legia Varssavast, kes on ka selle aasta Poola meister jalgpallis, siis näiteks nende fännikaart, sellel kaardil on juba mitu funktsiooni. Esiteks on see sooduskaart, mis annab sulle võimaluse saada siis soodustusi, cashback ja shopping pointe. Teiseks annab see sulle õiguse siseneda nende staadionile ja kolmandaks annab see sulle tasuta ühistranspordi Varssavis. Kui sul on see kaart olemas. Loomulikult fännid tahavad seda kaarti. Kõigepealt toetada enda klubi, siis on sul võimalik raha kokku hoida, sul on võimalik pääseda staadionile ja sul on ühistransport tasuta. Ja seda hakkame tegelikult tulevikus nägema väga palju, kuidas siis ühendatakse ära erinevad funktsioonid selle kaardiga. Mis siis hakkas Poolas toimuma? 2 väga suurt gigantettevõtet said aru, mis kontseptsioon endast kujutab. Ja nad kohe liitusid tegelikult selle lojaalsusprogrammiga. Siin me räägime siis Euroopa suurimast toidupoeketist Carrefour ja Poola suurimast tanklaketist Orlen. Miks nad liitusid? Põhjus oli väga lihtne, nad said aru millest. Et milline näeb välja see kontseptsioon? On siis selline, et fännid saavad selle fännikaardi ja loomulikult nad hakkavad otsima ettevõtteid, kus enda lemmikklubi toetada. Näiteks osta süüa, tankida kütust ja tarbida siis muid tooteid ja teenuseid. Ja need ettevõtted said aru, et selle kaardi taga, kui me räägime fännusest, on meeletult suur käive. Ja nad lihtsalt ei tahtnud sellest käibest ilma jääda. Ja nad liitusid, et siis kõik need fännid ilusti vastu võtta. Siin on ka 2 fotot, mis on tehtud siis Poola Carrefouris, kus siis kõik on reaalne juba täna. See on reaalsus, see ei ole midagi, et saab olema. Sa lähed sinna suurte marketisse sisse, paned oma korvi asju täis, lähed kassasse, maksad enda arve ära, näitad aplikatsiooni street koodi, saad cashbacki, korjad shopping point. Ja täpselt samamoodi need fännid täna siis igapäevaselt käituvad, et toetada siis enda lemmikklubi. Ja loomulikult Poola cloudist saab üks väga võimas cloud. Aga kahjuks on ka see cloud läbi müüdud. Kõik osakud on otsas, sest osakute arv on piiratud. Kui sa tahad endale ostu kogukonda Poolasse, siis ainukene viis on sinna kohale lennata ja midagi aktiivse tööga üles ehitada. Järgmine cloud, mille meie ettevõtte avas, oli siis Balkan esimene. Ja siin me räägime juba 4 Balkani riigist, kuhu kuuluvad siis Kreeka, Bulgaaria, Rumeenia, Ungari. Ja me räägime mahust kuskil circa 50 miljonit. Nüüd, kui sa küsid minu käest või sa mõtled, et mis on siis need koostöövormid, mis sellised spordiklubid, millised hokiklubid, millised jalgpalliklubid ja nii edasi, siis tänaseks ei ole neid veel avalikustatud. Mis klubid saavad olema siis siin cloudis. Aga ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et see ei ole ka absoluutselt oluline. Oluline on mis? Oluline on lihtsalt see, et kas sa tahad hakata teenima nende 4 riigi käivetest. Kui jah, siis täna see cloud on veel avatud. See on avatud, sul on võimalik siit veel osakuid soetada. Kaua see on avatud, ma ei oska öelda, täpselt sinnamaani, kui info tuleb ülesse, kus öeldakse, et Balkan 1 selles cloudis on kõik
osakud läbi müüdud. Täpselt sinnamaani. Ehk kui see cloud sind huvitab, siis täna on vaja juba tegutseda. Järgmine cloud, mis avati meie ettevõtte poolt, oli siis Balkani 2 cloud. Ehk me räägime ülejäänud Balkani riikidest, pluss meeletult suurest riigist, mis on samamoodi selles cloudis esindatud, Türgi. Siin me räägime juba 7 riigist. Ehk maht kokku siis kuskil 100 miljonit ja see cloud on täna täpselt samamoodi veel avatud. Ehk inimestel ehk premium marketeril, partnerettevõtetel on võimalik siin soetada osakuid. Ja siin täpselt sama jutt. Ei ole oluline, kes on need koostöövormid. Küsimus on lihtsalt see, et kas sinul on osak sellest cloudist ja kas sina hakkad teenima selle 7 riigi käibest passiivselt või mitte. Et see on veel avatud, kui sul on huvi olemas. Järgmine cloud, mis avati, oli siis Nordic cloud. Ehk siin me räägime nüüd Skandinaavia riikidest ehk meie naaberriikidest. Norra, Rootsi, Soome, Taani. Minu silmis üks väga magus cloud. Miks? Sest kui me mõtleme selle peale, et mis riigid on siin esindatud, milline on meie kontseptsioon, on see, et meie teenime puhtalt käibest. Ja kui sa nüüd kujutad ette, kui palju või kui kallis on kõik nendes riikides, ehk kui nende koostöövormidest, kas siis spordiklubid või suure ettevõtted, need kaardid välja jaotatakse ja kui need liikmed lähevad kuskile tarbima, kui kallis on kõik igapäevaselt. Kes elab täna Soomes, see saab aru, või kes elab täna Norras, mis maksab näiteks kütus Norras, mis maksab toit, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Mida suurem on käive, seda rohkem tekib shopping pointe, mida rohkem tekib shopping pointe, seda kõrgema karjääritaseme peal sa oled. Aga kahjuks on see cloud läbi müüdud. See cloud müüdi läbi väga kiiresti, sest enamus inimesed said aru sellest, et neil ei ole aega, neil ei ole võimalust minna Norra näiteks seda tööd tegema, aga kui ma võtan osaku, ma saan 4 riiki endale tarbijaskonna. Ja siin cloudi puhul tegelikult ongi kõige parem välja tuua see näide. Ka minu meeskonnast väga paljud inimesed jäid nagu kõhklema, et ei tea, kas võtta ikka sellest cloudist osakut, et ei oska öelda, et Soomes on kõik nii keeruline, et inimesed ei taha selle programmiga kaasa tulla, ei tea, kas üldse tuleb mõni spordiklubi. Peale seda, kui see cloud läbi müüdi kõik osakud, 2-3 päeva pärast tuli üles esimene koostöövorm. Ja see tuli Soomest. Ja siin me räägime number 1 hokiklubist, mille nimi on siis HC Jokerid. Number 1 klubi Soomes, kelle täna on juba särgid seljas, kaardid on valmistatud ja kõik inimesed, kes lähevad neid hokimänge vaatama, neid registreeritakse ära ja ulatatakse neile see kaart. Lisaks on neil kodulehel üleval, kus liikmed saavad ise täita need andmed ära ja kaart saadetakse postiga koju. Lihtsalt ma juhin jälle tähelepanu, sinna ei ole oluline, kui täna ei ole neid koostöövorme veel välja öeldud. Sest usu mind, iga spordiklubi tahab endale seda programmi saada. Et tekitada endale üks lisa aasta eelarve. Lihtsalt täna võtab see kõik aega, kõik need ettevalmistused ja asjad. Kuid see cloud on kahjuks juba läbi müüdud. Nüüd nõuded, et osaleda üldse cloudidest ja kui palju on sul võimalik neid osakuid soetada. Kui sa oled premium marketer, see on võimalik soetada maksimum 3 osakut. Kui sa oled partnerettevõtte, täpselt samamoodi maksimum 3 osakut. Mida tähendab nüüd üks osak sinu jaoks? Nagu ma eelnevalt rääkisin, kui sa alustad äri Likeonetis, sa pead soetama sooduskinke kaarte, tegema ettemaksusüsteemi. Siis osakute puhul on olukord täpselt sama. See ei ole mingi osaku maks, vaid täpselt samamoodi sa pead soetama sooduskinke kaarte. Ja ühe osaku väärtus on siis 1500 euro eest piiratud koguses sooduskinke kaarte. Sest nende osakute arv on lihtsalt piiratud. Kõik on täpselt sama. Üks osak on 1500, 2 osakut on 3000, 3 osakut on 4500. Ehk sa kannad rahasüsteemi, see on sinu raha, mitte keegi ei võta seda ära. Läbi tarbimise sa saad selle raha tagasi. Aga mis on kõige huvitavam selle asja juures, on see, et meie äris on 0 riski. Ja vaat see on nüüd see faktor, mis on pannud selle äri väga kiiresti kasvama. Ma tean, et võib-olla see 0 riski tähendab inimesed, et kuskil ei ole 0 riski, ikka on alati mingi risk. Siis kohe ma selgitan, mida see 0 riski tähendab. Toome näite, et sa võtad näiteks ühe osaku Balkan 2. Soetad 1500 euro väärtuses limiteeritud koguses sooduskinke kaarte, ehk teed ettemaksesüsteemi. Nüüd sul on antud võimalus selle aja jooksul, kui laenus selle cloudi üles ehitab, 1-2 aastat läheb selleks aega, see raha endale tagasi tarbida. Kasutada seda kaarti meie partneri ettevõtetes ja lihtsalt tarbida. Väga paljud inimesed hakkavad siin kohe jonnima, et pole ju kohti, kus kasutada nii ja naa hädaldavad. Ja toome lihtsalt sellise näite nüüd.
et sa ei kasuta seda kaardi mitte kuskil. 2 aastat ehitatakse seda cloudi ülesse, see cloud avatakse ja esimene asi, mis on meie kasutajatingimustes kirjas, mida sina ei saa valida, on see, et selles cloudis on sees käive, mida fännid on teinud. Siis selle käive pealt esimene asi, mis tehakse, makstakse sulle pangakontole osak või osakute rahad tagasi. Vastavalt sellele, mitu osakut sa võtsid. See raha tuleb sulle pangakontole tagasi. Nüüd, kuna sa alustasid kui premium marketer, ehk sa soetasid ka 2400 euro eest sooduskinkekaarte ja sa ole neid tagasi tarbinud, siis sa saad valida, et see sama cloud enda käibe pealt maksab sulle need sooduskinkekaardid ka tagasi. Ja nüüd sa oled jõudnud kuhu? Sa oled jõudnud 0 punkti. Sa oled kõik enda rahad tagasi saanud, aga sa oled premium marketer ehk kõige kõrgema staatusega liige siin ja sul on osalus olemas cloudist, mida Lioness jagab ainult ühe korra. Kes saab osa, see saab, kes ei saa, järgmist jagamist enam ei tule. Ja mina olengi täna öelnud siin lihtsalt inimestele, et täna ongi küsimus milles. Kõik rahad sa saad nagunii tagasi. Täna on küsimus lihtsalt selles, kes leiab täna selle raha. Kes leiab täna selle raha? Sest see on võidumees. Toon lihtsalt näite Auster Cloud. 2 aastat tagasi alustati selle koostööga, anti võimalus osakuid soetada. Isiklikult soetasin 3 osakut. Soetasin 4500 € sooduskinkekaart. Auster Cloud avatakse järgmine aasta jaanuar. Ja mulle makstakse kõik need osakurahad tagasi. Ma olen 0 punktis. Siis osak hakkab mulle edasi tootma shopping point, mille alusel määratakse mulle karjääritase. Ja siin me räägime 0 riskist, sest kui sa mõtled selle peale, et kas need fännid tarbivad, kas fännid toetavad enda klubi, mis loll küsimus see on. Ja teiseks, kui kaua võib eksisteerida tarbimine. Sest me rääkisime täpselt nii kaua, kuni eksisteerib inimkond siin maamuna. Eks sellest me saame rääkida, et 0 riski on siin äris. Nüüd vaatame seda, kus maal me hetkel oleme. Millised cloudid on avatud, kui palju oli osakute arv igas cloudis ja millest meil on võimalik veel siis osa võtta. 3 esimest cloudi kõik läbi müüdud, siin all on näha osakute arv. Need 2 cloudi on hetkel avatud ja Nordic on ka läbi müüdud. Siis 29. mai avati või avas meie ettevõtte uue cloudi ja siin me räägime nüüd number 1 cloudist meie äris. Cloud, mida valmistati ette viimased 1,5 aastat ja mis avati siis 29.05 ja see on Itaalia cloud. Räägime siis number 1 cloudist. Miks on Itaalia number 1 cloud täna? Siin on 2 või erinevad põhjused ja ma toon need põhjused kõik välja. Esiteks, kui me vaatame nüüd erinevate riikide arengut, kuidas riigid siis kasvavad. Ja siin on näha kõik riigid. 47 riiki. Ja see on siis Itaalia. Ehk mis siis täna Itaalias toimub? Itaalias on tekkinud täielik momentum. Kõik partnerettevõtted on aru saanud, mida see lojaalsusprogramm annab meile. Kõik tahavad liituda. Üle 600 000 liikme on selles riigis, kes siis igapäevaselt tarbivad. Ja kui me mõtleme, milline käive saab olema ja mis täna on Itaalias, siis selge on see, et kõik tahavad sellest käibest osa saada. Ja selleks, et sellest osa saada, pead sa soetama Itaaliast endale osaku, mida siis täna igapäevaselt tehakse. Mis veel huvitavad Itaalia cloudis? Need 3 jalgpalliklubi, mis on tuntud maailma tasemel, väga tuntud jalgpalliklubid, 2 nendest valmistatakse täna ette selle cloudi jaoks. Lisaks veel 16 jalgpalliklubi, kellega on tehtud siis koostöölepingud, mis kuuluvad siis A-liigasse, mis ei ole nii võimsad, aga ikkagi, kui sa mõtled, circa 20 jalgpalliklubi launchivad enda fännikaardi, hakkavad ära registreerima enda fänne. Ja sinul täna, kes sa kuulad seda informatsiooni, sinul täna on võimalus sellest käibest osa saada. Soetades endale osakuid, millel on siis 0 riski, nagu ma rääkisin. Aga tähtis on see, et see on ühekordne võimalus. Ise sa pead otsustama seda, sest varsti saab see cloud läbi müüdud nagu teised cloudid ja siis ei ole võimalik sellest enam osa saada. Nüüd, kui see cloud avati, enne veel üks koostöövorm, eelmise aasta augustis tegelikult sõlmis meie ettevõte veel ühe väga võimsa koostöö sellise motosarjaga, mille nimi on siis MotoGP. Väga võimas sari. Täpsemini MotoGP otsis ise üles meie ettevõte. Miks? Sest nad otsisid endale kliendikaardisüsteemi, mis oleks rahvusvaheline. Kui täna mitte keegi ei suuda pakkuda sellist mahukat ja võimsat kliendikaardisüsteemi, nagu meil on. Sest täna meie kliendikaardisüsteem toimub 47 riigis. Loomulikult MotoGP on erinevates riikides ringrajad ja temale sobis see väga hästi. Eelmise aasta augustis
sõlmiti koostöö. Siin on näha siis meie ettevõtte omanik härra Hubert Greidel ja MotoGP tegevjuht. Esimene sõit toimus Austria ringrajal, kus on siis näha ka, et Lioness oli brändinguga väljas. Igal pool Lioness. Et lihtsalt näidata inimestele, mis hakkab siis toimuma, mis ettevõttega on tegemist, mis koostööpartneriga. Loomulikult seal kaarte ei jagatud. Kaart launchiti kuskil 3 kuud tagasi Kataris ja see kaart on välja siis selline. MotoGP cashback kaart. Ja mida siis MotoGP hakkab tegema? Loomulikult erinevatel sõitudel ta hakkab ära registreerima enda fänne. Ja see koostöö on üles ehitatud selliselt, et seal riigis, kus toimub sõit, ta registreerib ära need fännid, siis kõik need fännid lähevad selle riigi cloudi. Ehk kui sa tahad hakata teenima siis MotoGP fännide ja käivetest antud riigis, siis sa pead omama osakut selles cloudis. MotoGP-l on fänne kuskil enam kui 250 miljonit. Neid nad hakkavad siis järjest vaikselt ära registreerima. Esimene sõit toimus 4. juunil Itaalias. Ja siin on mul ka mandud mõned pildid, kus see sõit siis toimus ja kuidas siis neid fänne ära registreeriti. Nagu meie ettevõtte omanik ütles, saab olema siis üks selline grupp ilusaid tüdrukuid, kes hakkab siis neid kaarte registreerima sellel etapil. Kui see sõit toimub, käib see ringi, tutvustab seda toodet ja annab siis info välja, kuidas on võimalik toetada siis MotoGP-d. Aitab siis alla laadida mobiiliaplikatsioonid, selgitab, kuidas see ettevõtetes toimib, ehk see fänn siis teaks edaspidi, kuidas seda kaarti kasutada. Ja loomulikult kõik need fännid, mis ära registreeriti, lähevad siis Itaalia cloudi. Ja kõik need piletid, mis osteti sellele sõidule, kõik need ostud registreeriti ja see käive tegelikult läks juba Itaalia cloudi. Eks oli siis esimene sõit. Loomulikult neid sõite on toimunud veel. Hispaanias toimus üks sõit. Nüüd see nädalavahetus toimus Tšehhis, Brno's, ehk kellel on Tšehhi-Slovakkiast osakuid, siis seesama MotoGP täidab nüüd seda cloudi veel ja juba järgmisel nädalal või ülejärgmisel nädalal toimub siis järgmine sõit Austrias. Ehk kellel on Austria cloudist osakuid, siis täpselt samamoodi kõik need kaardid lähevad Austria cloudi. Nüüd, kui see Itaalia cloud avati, siis meil oli ka selline tingimus, mille nimi oli siis priority boarding ehk eelisõigus. Ja mida see tähendas? See tähendas seda, et kõik need Lioness liikmed, kes on eelnevalt soetanud endale kuskilt vähemalt ühe osaku, siis neile anti eelisõigus soetada Itaalia cloudist osakuid esimese nädala jooksul. Esimene nädal ei saanud teised inimesed siia ligi. Nüüd, kui see nädal sai läbi, siis pääsesid neid osakuid soetama kõik, kas premium marketerid või siis partnerettevõtted ülemaailmselt. Täna on see cloud veel avatud, sest osakute arv on ka seal meeletult suur. Kui kaua see on avatud, kahjuks mina ei oska seda öelda, kui info tuleb ülesse, on ta läbi müüdud, küsimus on lihtsalt sellest, kas sa said osaku või ei saanud. Kas hakkad teenima Itaalia riigi käibest või mitte. Mis nüüd edasi saab? Septembris toimub juba meie ettevõtte üks kõige tähtsamaid seminare, mille nimi on siis Erik Porre Elite seminar, kus siis kohale tuleb USA-st meie ettevõtte personaaltreener, top tegija enda sektoris, kes siis õpetab 3 päeva jooksul, kuidas seda äri üles ehitada professionaalselt, väga kiiresti, annab välja meeletud väärtuslikud kogemused, selle informatsiooni 15 eri keeles. Sa tuled sinna kohale, teed endale konspekti, paned kõik punktid ülesse. Seal on väga palju, ütleme, sellist enesearendamisteemat. Seal ei ole ainult Lionessiga seoses, vaid üldse ka muud, kuidas oma eesmärke seada, kuidas oma mindset paika panna, ühesõnaga igati õigustatud seminar ja koolitus, kus peaksid olema kohal absoluutselt kõik inimesed, kes tahavad siin äris edu saavutada, sest see on number 1 seminar. Ja loomulikult väga palju uut informatsiooni, millised on uued riigid, mis avatakse, mis on uued koostöövormid ja loomulikult seal pre-launchitakse järgmine cloud, Hispaania, Portugali cloud, mis avatakse siis oktoobris. Mis hakkab siis toimuma? Loomulikult asjad lähevad veel põnevamaks, sest ettevõtte omanik on öelnud, et seal luuakse koostöö number 1 jalgpalliklubidega. Ja nüüd võib iga inimene enda peas lihtsalt ise pildi kokku panna, mis klubidest me räägime, näiteks kui me räägime Hispaania number 1 klubidest. Kui sa täna ei tea Rapid Vienat, sa ei tea seda jalgpalliklubi, sa ei tea neid mängijaid, siis lihtsalt kujuta enda
enda vaimusilmas ette täna seda, kui näiteks üks nendest klubidest tuleb näiteks Real Madrid. Ja Cristiano Ronaldo ja parimad mängijad teevad selle video nagu läbi ühena. Ei mehed, meil on teile üks väga tähtis teadaanne, meil on nüüd olemas meie enda isiklik fännikaart. See on teile täiesti tasuta. Iga kord, kui seda kaarti kasutate ülemaailmselt meie partnerettevõtetes, hoiate raha kokku, cashbackid, shopping pointid, aga mis on kõige tähtsam, iga ostuga toetate meie klubi 1%-ga. Ja nüüd lihtsalt kujuta ette, mis hakkab tegelikult toimuma ülemaailmselt. Kui palju on nendel klubidel fänne ja mis hakkab pihta siis. Ja täna sina istud siin, sul on võimalus sellest kõigest osa saada. Aga kui sa mõtled nüüd nii, et okei, ma ei ole täna kuskilt osa võtnud, ma ootan siis ära, kui jõuab kätte oktoober, ma võtan siis esimese osaku või osakud näiteks Hispaaniast. Siis võib juhtuda selline asi, et sa jääd lihtsalt ilma. Kuidas see nii saab juhtuda? Sest kui avatakse oktoobris, siis täpselt samamoodi on meil priority boarding ehk esimene nädal. Aga siin on juba mass läinud nii suureks, ehk me räägime siin 88 888 osakut. Siin on juba väga suur grupp, kes on osakuid soetanud. Usu mind, kõik tahavad soetada ka siit osakuid. Väga võimalik, et selle esimese nädala jooksul müüakse see cloud läbi. Me ei tea seda, aga mingil hetkel see juhtub, kus nagu avatakse, on ta kohe läbi müüdud, sest neid inimesi, kelle seda informatsiooni on, saab igapäevaselt järjest juurde. Et kui sa tahad nüüd kindlasti kindlustada endale kohta Hispaania Portugali cloudist, siis minu soovitus on täna see, võta endale vähemalt üks või kui sul on võimu rohkem osakut number 1 cloudist Itaaliast või kui sul on või võtta siit üks, kuidas sa ise soovid, kuidas sa ise tunned täna, kuidas sul täna on võimalus. Aga tähtis on see, et sa saad kõik need rahad tagasi, nagu ma rääkisin. Ja siin ma olen pannud ühe väikese uudise ehk peale seda, kui toimus esimene sõit Itaalias, MotoGP, toimus järgmine sõit juba Barcelonas, Kataluunias, 75 000 pealtvaatajat ja loomulikult mingi osa nendest registreeriti ära. Ja kõik need liikmed lähevad juba siis ette sinna Hispaania Portugali cloudi, kellel on antud võimalus seda kaarti kasutada, kes hakkavad juba sinna cloudi siis genereerima käivet, mis ei olegi tegelikult veel üldse avatud osakute soetamiseks. Aga vaikselt juba käivet tehakse. Mis veel edasi, järgmise aasta juunis väidetavalt praegu tuleb meie ettevõte välja ühe päris huvitava koostööprojektiga, mis on 10 korda võimsam nüüd, vähemalt 10 korda võimsam kui cloudi koostöövorm. Ja loomulikult see muudab siin maailmas väga palju asju ja ilma kahtlemata võin välja öelda, ettevõttest laenust saab maailma number 1 ettevõte. Maailma number 1 ettevõte, mis hakkab tootma kõige rohkem miljonäre. Siin ma pean silmas siis Likemarketi liikmeid. Kui sa oled sellest projektist huvitatud, tahad teada, mida see projekt endast kujutab, siis juba homme me räägime sellest lähemalt. Lihtsalt lühidalt nii palju, selle projektini on aega 11 kuud. Meie juba teatud inimestega valmistume selleks. Meil on teada need sammud, mida on vaja teha, et võtta sellest projektist maksimum. Ja minu sõnum on väga lihtne. Selle 11 kuu jooksul on võimalik absoluutselt kõigil muuta enda elu totaalselt 180 kraadi. Kui sa oled nõus tegema neid asju, mida on vaja teha. Aga sellest juba homme õhtusel koolitusel. Igal inimesel on võimalik, nagu ma ennem seletasin, maksimum soetada igast cloudist 3 osakut. Siis täna mäng ei käi enam selle 3 osaku peale, kui mitu osakut sina võtad, sest 3 on maksimum. Täna käib mäng selle peale, et kui mitu osakut on soetatud sinu meeskonnast. Kui palju on osakuid sinu meeskonnas? Miks on see oluline? Põhjus on väga lihtne. Näiteks kui sina alustad, me anname seda informatsiooni välja sinu tuttavatele sõpradele, nemad samamoodi soovivad soetada endale osakuid. Siis iga osakuid avatakse, ta genereerib shopping pointe. Ja kõik need osakud, mis on sinu ostukogukonnas kuni lõpmatuse kauguseni välja, siis kõikide nende osakute pealt püüad sina ka shopping point kinni igakuiselt endale karjääri jaoks. Mida rohkem on osakuid sinu meeskonnas, seda rohkem on shopping pointe, mida rohkem on shopping pointe, seda kõrgema karjääri taseme sa saavutad. Ehk täna kõik võitlevad selle nimel, mida rohkem osakuid saada. Isiklikult võin öelda seda, et minul on Itaaliast näiteks, kui keegi tahab teada, peaaegu 100 osakut meeskonna peale võetud. 100 osakut, aga loomulikult igapäevaselt see kasvab. Keegi räägib oma sõbrale ja nüüd kui avatakse näiteks Itaalia, kõik need shopping pointid, sellel päeval liidame kõik kokku ja mis karjääri taseme see annab. Nüüd jõuame sinna väga põneva osa juurde, ehk see slaid, siin ma räägin natuke, mida siis üks isiklik osak toodab meile. Sest väga tihti inimesed on küsinud minu käest, et okei,
super info, super kontseptsioon, lähme sinna juurde, ma võtan ühe osaku, tulen premium marketeriks, võtan näiteks ühe osaku, kui palju ma siis raha tagasi saan, mis osak toodab. Et sellest nüüd täielikult aru saada, pead sa läbima meie koolituse, mis toimub homme, mis on 2-tunnine ja sa mõistad neid kõiki asju, mida see osak toodab, kui palju ta toodab, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga tihtipeale inimesed on sellised nagu, neil ei ole kannatust. Ütleb, mul ei ole aega seda koolitust vaadata, et ütle mulle mingi number. Ja sellepärast ma tegin selle slaidi, et ma arvutasin nüüd välja. Mida tähendab see, kui sa võtad lihtsalt kuskilt ühe osaku, mitte kuskilt rohkem ei võta ja ootad, kui see cloud avatakse ja siis ta hakkab sulle tootma. Ja ma olen selle arvutuse teinud siis Austria cloudina. Sest ma täna tean seal, mida see cloud toodab, üks osak. Ma olen selle välja arvutanud. Toome näite, et sa võtsid Austriast ühe osaku. Nüüd, kui see Austria cloud avatakse, kõigepealt sa saad enda osaku raha tagasi. 1500 eurot makstakse sulle tagasi. Ja nüüd järgnevad 8 aastat on siis esimene periood, kus see osak hakkab sulle raha tootma läbi meie tootlikkusprogrammi, mille nimi on siis balance programm. Loomulikult algus need tootlikkused on väiksemad, järjest kogu aeg kasvavad. Ja ma olen selle arvutuse teinud nüüd nii, et ma olen 8 aastat tootlikkuse, mis kogu aeg kasvab. Olen selle kõik kokku liitnud ja võrdselt ära jaganud 8 aasta peale. Mis tähendab seda, et Austria puhul sa teeniksid siis circa kuskil 250 kuni 1000 eurot kuus. Selle 8 aasta jooksul. Ja siis hakkab pihta järgmine periood. Miks on siin nii erinev 250 kuni 1000? See sõltub nüüd sellest, kui palju on selles cloudis nüüd neid tarbijaid, fänne, kui suur on see käive, sest täna me ikkagi ehitame seda ülesse, ettevõtted tuleb juurde. Et sellepärast see kõigub. Et on natukene paremini arvustada, mida tähendab üks osak. Aga kui sa mõtled nüüd selle peale, et täna on avatud number 1 cloud, Itaalia, 20 jalgagi või kui suur riik, milline käive saab seal olema, siis lihtsalt pane enda peas nüüd kokku, kui sa võtad täna näiteks Itaaliast ühe osaku, mis see üks osak hakkab sulle tulevikus tootma. Seda numbrit ei saa me võrrelda Austria cloudiga. Aga loomulikult sina ise otsustad. Ja kõige tähtsam üleüldse peale seda infot ongi otsus. Absoluutselt kõige tähtsam. Otsus tähendab mida? Ei või jah. Kas ma tahan selle äriga tegeleda, mis osapoole peal või mitte? Kui sa ütled, et sa ei taha sellega tegeleda, loomulikult mitte midagi ei juhtu. See on sinu otsus. Ega see rong läheb edasi. Inimesed tulevad, kes tahavad, asi kasvab ja meie loomulikult ehitame seda edasi. Siis väga tihti inimesed ei oska seda otsust nagu teha, et ma ei tea ikka, kas tulla ja kas ma ikka saan sellega hakkama ja ma ei tea ja nii ja naa. Siis ma aitan sul seda otsust natukene paremini vastu võtta. Lihtsustan lihtsalt selle slaidiga. Ja kuidas ma seda teen? Väga lihtne. Sa oled täna siin arvutajaga, kuulad seda, siis mõtle nüüd sellele. Kus sa oled 5 aasta pärast, kui sa jätkad enda igapäevast tegevust? See, mida sa praegu teed. Kas sa oled palgatööline, kas sa oled mingi ettevõtja Eestis või kuskil välisriigis? Kuhu sa jõuad 5 aasta pärast? Mõtle nüüd sellest päevast 5 aastat edasi. Kui sa oled seadnud endale mingid eesmärgid elus, siis kas sa selle tegevusega saavutad need eesmärgid? Kas sa saavutad need eesmärgid selle tegevusega, mis sa täna teed? Kõige kurvem uudis on loomulikult see, et kui ma küsin seda inimeste käest, et kus sa oled 5 aasta pärast, siis enamus inimesi ei teagi, nad pole selle peale mõelnud, mis on kõige kurvem. Nad lihtsalt nagu hõljuvad siin, loodavad, et kuskilt äkki läheb midagi paremaks. Usu mind ei lähe. Kui sa ei ole täna pannud enda elu paika, sa ole seadnud endale eesmärk, kus sa tahad jõuda, siis sa ei jõua mitte kuskile. See on 100% reegel. Aga väga paljud inimesed on ka pannud mingid eesmärgid. Nüüd lihtsalt on see, kas sa selle tegevusega saavutad neid. Ja kui inimene hakkab mõtlema, ütleb, et kurat, ei saavuta, ma ei saavuta neid eesmärke, mis ma olen seadnud. Siis minu küsimus on väga lihtne. Miks sa jätkad seda tegevust? Kui sa tead nagu nii, et sa ei saavuta selle tegevusega neid eesmärke. Minu pakkumine on selline. Mina pakun sulle täna võimalust alustada koos äri meiega Likeconetis. Kui sa võtad täna selle otsuse vastu, sa leiad täna 50 eurot. Oled nõus tegema neid asju, mida on vaja siin teha. Neid lihtsalt samme. Aga neid samme on vaja teha järjepidevalt. Oled koolitatav. Siis hiljemalt 5 aasta pärast avastad sa ennast kus. Sa oled jõudnud presidendi meeskonda, level 7, level 8. Ja sa teenid väga korralikku raha. Siin me räägime, et sa oled majanduslikult sõltumatu. See number, mida sa igakuiselt teenid, see on tõesti väga suur. Ja täna on see võimalus
eranditult kõigil olemas. Lihtsalt see on puhtalt sinu otsuse taga praegu. Ei või jaa. Sest siin ei ole oluline, kui vana sa oled. Siin ei ole oluline, mis haridus sul on. Oluline on lihtsalt see, et sa oled õpetatav, et sa oled nõus tegema neid samme, mida on vaja teha. See on kõik. Sest siin äris ei ole võimalik failida. Siin on ainult võimalus alla anda. Sa ei võta enam toru vastu, sa ei too enam inimesi esitustele. See on ainult võimalus. Ja kui sa kõike seda, mida ma täna sulle olen rääkinud, ei usu ja või sa ei ole seda otsust veel langetanud, siis ma ütlen sulle, kõige parem võimalus, et see otsus langetada, on minna sellel laupäeval meie seminarile, mis toimub Tallinnas. Igakuised seminarid. Leia see aeg hommikul 10 kella 3, kus pileti hind on 20 €. Mine sinna kohale ja usu mind, sa ei kahetse seda, et sa sinna läksid. Seal sa loomulikult, sa saad selle sama esituse, mida mina täna räägin, natukene lühiversioonis, aga sa näed seda pilti, sa näed, kui suur see ettevõte on. Sa kuuled nende inimeste jutte, kes räägivad. Näiteks Artur Pall, kes on 25 aastat teinud klatsikalist ettevõtlust. Täna ta on level 7. Miks ta alustas, kuhu ta on jõudnud, ta räägib oma kogemusest, ta räägib sellest ettevõttest, kui suur see ettevõte on. Teine inimene, näiteks Natalia Belloni, naisterahvas, väga võimsa majandusliku haridusega, lõpetanud ülikoolid, töötanud väga suurtes ettevõtetes. Tänaseks level 7 räägib täpselt samamoodi, miks ta alustas. Eks seal sa tegelikult saad aru. Sest võib-olla täna sa oled, mina olen sinu jaoks võõras inimese, mõtled võib-olla majandusel lihtsalt siin mingit jurada ja ma ei tea, on ise võib-olla asjad välja mõelnud, siis seal sa veendud tegelikult, millise äriga on tegelemist ja milline võimalus sinul täna on. Tõesti soovitan. Ja kui sul on piletid vaja, siis see inimene, kes sind täna siia kutsus, anna selle inimesele teada, ta säibib sul selle pileti, käi ja vaata ja kuula korras ära lihtsalt. Ja viimane slaid on väga lihtne, homme juba toimub meil siis startup koolitus. Startup koolitus on nüüd mõeldud kõikidele Likeoneti liikmetele või kes siis tahavad alustada, ehk me räägime nüüd süsteemist. Kuidas see süsteem on üles ehitatud, mis on meie iganädalased tasud, mis on meie igakuised tasud, kuidas neid arvutatakse, kuidas neid välja makstakse, mida tähendab see, kui sa oled ise osaku soetanud, räägime sellest tootlikkusest, mis tähendab see, kui sinu meeskonnast on osaku võetud ja lõpus ma räägin siis, mida tähendab projekt X. Kuidas on sul võimalik selleks valmistuda ja enda elu siis totaalselt muuta, ilma naljata. Ja nüüd kogu info on tänaseks läbi ja nagu ma ütlesin, kõigil on antud võimalus siis esitada erinevaid küsimusi antud teema kohta. Ole hea,